Võrkpallivõnked võtab võrratud vollelahingud pulkadeks lahti ja otsib vastuseid matšide järelvõngetena tekkinud põletavatele küsimustele. Ahoi, head võrkpallisõbrad! Võrkpallivõnked, 5. episood, oleme taas eetris. Täna oleme siin ülendatud, kuna saade on olnud erakordselt edukas, oleme ülendatud Parda tänava stuudiosse ja stuudio on suurem ja siia on mahtunud ka mitu suuremat sorti meest. Oleme siis neljakesi. Ja võib-olla siis enne, kui ma hakkan tutvustama mehi, siis väike laul või? Kaunim linn on Eestis Pärnu, Pärnu jõe kalda peal. Ei. On. No nii, tere mehed. Pärnu mehed kõik on. 4 Pärnu meest koos. Andrus Raadik. Tere. Rene Teppan. Tervist. Ja Martin Kukk. Tere. Tavapärane osaleja. No nii, Rene, sina oled laulukoori poiss, et miks täna siis seda laulu ei tahtnud tulla? Ei, see ikkagi jääb väga kaugesse minevikku, ma ei saa endiselt aru veel, miks see minuga kaasaks käib, aga ju ta siis käib, et laulmisega ei ole pistmist juba viimased 20 aastat tahaks väita juba vähemalt. Jäid sinna Seljaküla aegadesse rohkem ja pigem täna ikkagi võrkpallimees. Selge. Peame vist kuulajatele ka selgeks tegema, et kuhu on jäänud siis meie nii-öelda stamm saatejuht Martti Juhkami. Martin, kas vastad tõele jutt, et ta sai eetrikeelu? Tundub küll nii, jah, et Martti finaalseeria ajal meie hulgas ei ole. Ei ole ja ma arvan, et me võime ka ära öelda, et see oli siis Tartu Bigbanki pereleiva treeneri soov, et Martti keskenduks nendele mängudele, mis on tähtsad mängud ja tegelikult täiesti arusaadav ja mõistetav. Aga meil ta lubas jätkata. Jätkame siis. Et te olete siis Pärnu võrkpalliklubi mehed, pronksid saite kaela just Eesti meistrivõistlustel ja mis siis profivõrkpallurid teevad, kui raske hooaeg on just läbi saanud, et millega need vabad päevad olete sisustanud? Jah, pronksi saime kaela, mis nad ikka teevad, natukene tähistavad ja kes rohkem, kes vähem ja puhkavad, aga muud ei olegi ju tegelikult, aga trenni peale veel ise vähemalt ei ole küll veel mõelnud, et veel paar päeva ja siis äkki tahaks natukene liigutada, et naudib neid ilusid ilmasi ja puhkab. Ei, samamoodi mingis mõttes, et ütleme, mul seda tuhhi iseenesest sees on, et see on ära leeritud jutt, aga endiselt igatsen kullliigat, et hea meelega paneks veel edasi, et üsna selgeks tol suvel, kui ma kipsis olin, et ega enne jaanipäeva keegi siin päris suve ei pea ka, nii et hea meelega toimetaks edasi ja sel aastal ka natuke teistel põhjustel, et mai alguses on Korea drafti minek, et ideaalis mingit tatsi ja asja teeks, et see kuu aega jõusaali, ma arvan, tõmbab lihtsalt terminaatoriks ja võrkpallist väga palju võib-olla asja ei saa seal, aga võrkpallist on niisugune mäng paraku, kus ei ole päris nii, et võtad selle palli nagu kossus näiteks ja teed huupsi, et on vaja inimesi ja on vaja võrku ja nii edasi, et võib-olla siin mingid lahendused veel leiab kuidagi, aga ütleme jah, et mina isiklikult veel hea meelega ei puhkaks, et toimetaks natuke edasi. No kontrollime, et kas kodused ülesanded on tehtud, et palusin teil välja mõelda 3 asja, milles olete siis teineteisest parem. Andrus ja Rene siis, et tuleb 3 asja kohe seda siia hoobilt, et milles sa, Andrus, oled kindlasti Renest parem? Planeeriva serja vastuvõtt sõrmedega võin, ma arvan, päris julgilt panna seina peale, et olen parem. Üks olemas. Mis teine veel? Rohkem polegi. Näide, see on nii konkreetne asi, et siin polegi nii vastuseks midagi. Seda võib siin asju välja mõtlema hakata, et kõvatama siin pole vaja hakata. Eks me teame mõlemad, mis meil on meie tugevad küljed ja ma ei teagi. No, Rene, millega sa vastad? Siis jäi 1 peale, et ega me ei pannud piirangut ette, et peab olema tingimata võrkpall või sport üldse, et lihtsalt natuke siin luua sellist pingestatud õhkkonda, et meil on tõsine saade täna. Ei, ütlen ausalt, ma spikrit ei avandki, et ma ikkagi tulen podcasti üldjuhul käed taskus ja ma arvan, mingis mõttes on ka mõistlik, et tulebki selliseid vastuseid
mille peale võib-olla ei ole mõelnud ja ei olegi süvenenud, et aga täpselt samamoodi ühe kiire vastuse ma võin öelda, et no üldiselt võrkpallis kindlasti olengi paremast. Ouch. No nii. See on tema arvamus. Fair enough. Saime teada, et Rene on selline mees, kes tuleb ja tulistab puusalt. Nii, põhiteema. Eesti meistrivõistlused, finaalseeria pronksimäng ja siis nagu meil siin oli kokku lepitud, Rene muidugi ei tea seda, et kõik panevad siis oma hinde Pärnu võistkonnale hooaja tervikuna ja siis vaatame, kui kokku need langevad. Martin, mis hinde sina panid? Mina panin Pärnule 4- hooaja eest indeks. Et no tegelikult... Aga võib-olla teeme kõigepealt ringi ära ja siis arutleme, et mis põhjusel ja vaidleme. Vaatame, kas on erinevusi. Andrus? Ma ei ole mõelnud veel selle hinde peale, aga noh, kui nüüd lõppu ja algust kõik see kokku panna, siis raske on tegelikult hinnata seda hooaeg nii. Vastuoluline? 3-4, no 4-, 3+ ei oskagi. Paneme siis, no mu viimane hooaeg paneme 4-. 3+. Ja mina olen Renega samast paadis, et 3+. Ja arutame siis, et Martin tahtis enne rääkida, et kuidas see hinne siis, mis... No ja tegelikult vist Vassiljev ka ütles, et kui hooaja alguses oleks neid 3 medali pakutud, et oleks vastu võetud. Sellel hetkel Rened ei olnud ka võistkonnas, et need ootused Rene tulekuga muidugi kasvasid, karikavõiduga kasvasid, aga ikkagi siin hooaja lõpuga natukene anti ära ja sellepärast minult ka 4-, et muidu oleks võinud ikkagi 4 ära anda. Jah, et ma mõtlen ka, et üks karikas saadi, aga ütleme ikkagi siis kõige, tagasihoidlikum. Aga äkki küsimegi nende käest, et mis mängijate jaoks nendest 3 kõige olulisem on ja kõige vähem olulisem? No nii. No see on nii leierdatud teema, see isegi natuke ajab närvi ausalt öeldes, et need, kes kotti saavad, need mulisevad ja unistavad järgmistest juba ja see eelmine, kus kotti saadi, see ei ole üldse oluline, see on nii klassika teema. Et tegelikult mul on üks hea näide. Siis kui see Selver hooaeg meil oli, koroona hooaeg, me mängisime selle Balti liiga või mis ta tollal oli viimasena. Mul ei olnud vahet, oli siis Balti liiga või meistri tiitel, no viimase mängu nii-öelda viimase tiitle võidad on ikka hea puhkusele minna. Ja samamoodi on see, et minu jaoks ikkagi kõige olulisem võita oma karjääri jooksul on esimene Pärnu võrkpalliklubiga võidetud karikas, et no see on, kuidas keegi endale tõlgendab pigem, ma arvan, et igal sellel hetkel sa pead olema tippvormis ja kui tahad võita, pead olema parim ja see on seeria ja on ühest mängust, aga noh, kuidas kellele? Et karikavõistluste võit, ütleme üle Balti liigas siis 2. koht ja Eesti meistrivõistlustel 3, et täiskomplekt medaleid. Miks mina läksin siis 3 peale, ma ütlesin, et nagu koolis 3 rahuldav, eks ju, et ta ei ole nagu kuidagi halb, aga rahuldav on just see, et ma vaatasin seda koosseisu, et arvestades seda koosseisu, tõenäoliselt oleks natuke tahtnud enamat, et panna seal hea või väga hea. Et just nimelt Rene, Andrus Raadik, Svants leiti ka tegelikult väga hea sidemängija, et koosseis oli hea. Samas ma olen nagu nõus, et koosseis tänavu oli tegelikult suht kõigil 4 Eesti klubil hea. Jah, meil ju paberi peal see 6 või 7 siis oli hea, aga reaalsus on see, et me mängisime tegelikult kõik need 10 või 9 kuud ju selle sama 7 mehega, et vahepeal isegi Renks ju käis ära ja tuli tagasi, et ütlesin ka meeskonnale, et ülimalt uhke tegelikult, et ei tulnud suuremaid nii-öelda vigastusi ja et saime hakkama, et siin ju teistel meeskondadel oli ikkagi mingisuguseid vahetusi vähemalt võtta, et no sorry, aga meil ei olnud reaalsuses mitte midagi, et mina siis pidin mängima Võru vastu see teine poolfinaalmäng, et pidin karjääri kõige mustema päeva tegema, et siis nii-öelda see järgmine vend saaks platsi peale, et see on tegelikult natukene ajuvaba ja kahjuks oli reaalsus. Et miks ma selle 4 võib-olla panen ongi, et need mehed lihtsalt pidasid vastu ja me pidasime meeskonnana vastu ja jah, ega lõpuks oligi raske nii füüsiliselt kui vaimselt, aga tegime ja andsime endast parima ikkagi. Aga siit vist hakkabki siis natuke välja kooruma ka see ütleme, hooaja käik, et karikafinaal, seal veel oli seda värskust nendel meestel, kes pidid seda kandma ja sealt saite siis finaalis 3-1 jagu Tartust ja veel Balti liiga, eks ju, poolfinaalist kindel võit Võru üle, finaal läks nagu ta läks, eks ju. Reneel ei olnud selle hea päev. Ei, mitte päev, vaid pigem periood, ma arvan, et
seal oli see võib-olla mingis mõttes ka jalgade nii-öelda kõhu alt väljavõtmise aeg, kus ma lihtsalt paraku jäin hiljaks ilmselt, et sealt peale seda nädalavahetus kuni lõpuni ma arvan, et ei olnud väga paha, aga jah, et kindlasti midagi, millest ka endal nagu õppida, et aga see 3 teema minu puhul näiteks ma arvan, see on lihtne see, et no ideaalis hooaeg ikkagi võiks vastupidi minna, et 3-2-1 on ju. Kohtade mõttes, et võiks olla kevadel paremad võib-olla tulemused kui sügisel, aga jah, see karikavõit minu jaoks oli ka selles mõttes päris äge asi ja noh, tagantjärele mõeldes võib-olla mingil määral võib-olla tekitas ka mingit teatavat rahulolu, sest et kui ikkagi mõelda, mis toimus Pärnus eelnevad aastad siin juba mõnda aega ja kas või eelmine aasta, siis see võistkond ei olnud lähedalgi, et mingit asja siin kuskiltki võita, et jah, räägitakse sellest 3. kohast ja see võidetigi lõpuks välja, aga seal oli selline Tartu juba näiteks, kus oli selline ei olnud Pärnul nagunii hästi need asjad, aga see Tartu ei olnud ka päris see, ma arvan Tartu, et selles mõttes jah, ma arvan, siin on igasuguseid asju ja selles mõttes ka kui nüüd panna need 7 venda kas või sinna paberile, ma arvan, et probleeme oli meil tegelikult piisavalt, et mingil hetkel ma tahaks väita, et meie vastu oli kuradi lihtne skoorida, et see ploki pool meil oli ikkagi natuke liiga kehvake, et ei ole võimalik, et Lincoln Williams saab terve mängu 20 korda lihtsalt 2 ploki vahel lüüa asetuses, kus teisel pool on Pupart ja on teada, et ta tõenäoliselt väga tööd ei saa, et ütleme taktikaliselt me oleks võinud veel endiselt paremini teha, et ma ei taha öelda, et Rainer Vassiljev mingid taktikalised vead kuskilt tegi, aga ütleme, ka seal nende 7 mehe seas võib-olla oli mängumehi, kes võib-olla ma ei tea, võib-olla kas ka natuke peas kustusid või lihtsalt oli raske, et jah, selline kombo. Martin, sul mõtteid Pärnu hooaja kohta, et oled väga lähedalt jälginud? No jah, tegelikult ma olen Reneega nõus, et ma vist päris mõneski ülekandes ka ise tõin välja selle bloki asja, et aeg-ajalt tekkis küll selline olukord või selline mõte peas, et nagu tühja pealt lastakse lüüa. Aga üleüldiselt ikkagi hooaeg kokkuvõttes siis jah, sügavust ei olnud meeskonnas. Et olidki need 6-7 meest ja ma usun, et see saigi hooaja lõpus siis saatuslikuks, et Rene siin üks mängu lõpu intervjuu ütles ka, et Andrust vaadata on juba tal endal valus, et Andrus on nii väsinud, et ma ei tea, kas Andrus kaptenina pärast Renele midagi ütles ka selle eest. Ma arvan, ta nägi asju õigesti tegelikult reaalsuses ja tänaseni on veel selg päris ai, et sinna sai kõik jätetud ja midagi teha pole, et see oli selline hooaeg ja selline karjäär nii-öelda ja aga alla ka ei anna ju, ikkagi lõpuni ja võitled ja nii palju kui suudad jaksad. Aga teine asi, mis võib olla ka, et võtame siin need Petersonid ja teised nooremad mehed, et kas võib olla, et nad alles see hooaeg esimest korda nägid, kuidas see profivõrkpalluri elu tegelikult käib? Kindlasti mingil määral nägid jah, et lihtsalt võib-olla seal oleks oodanud nagu enamat kevadeks, et arusaadav, et infot ongi liiga palju ja sügisel ongi pudru ja kapsad peas, et selles mõttes, ma arvan, et töökuse mõttes nagu ei ole kellelegi väga midagi ette heita, et ega tegelikult trenni kvaliteet läks päris korralikuks, ma arvan, seal mingi aeg juba, et kui oli endal kehvem või raskem päev, mis iganes põhjusel oli see, siis ei olnud ära taastanud veel või olid raskest jõusaalist tulnud, et ega ei olnud alati lihtne skoorida ja oli neid rallisid ja asju selles mõttes küll, aga et väljakule jõuda ja neid nii-öelda taktikalisi asju ellu viia ja nii-öelda tänase tasemega meistriliigas platsil püsida, et selles võtmes võib-olla jah, oleks nagu siit ja sealt võib-olla oodanud nagu rohkem, et iseenesest ma arvan, seal paaril mehel füüsise poolest oli küll olemas see sisu, et platsi peal olla, aga midagi teha ei ole. Täna Eesti liiga on õnneks piisavalt hea,
et peab ka kuppel nii-öelda kaasas käima ja sa pead aru saama, mis nagu maailmas toimub, et need kaks asja on vaja ühendada ja võib-olla selle poole pealt oleks olnud enamat natuke. Aga kui nüüd siis Balti liiga finaal, kuhu te võib-olla isegi läksite vähemalt minu ja vist ka Martini silmis kerge soosikuna ja sealt tuli kaotus ja siis Eesti meistrivõistlustel poolfinaalist ka tuli Võrule alla jääda, et kui raske oli siis nüüd ennast uuesti kokku võtta sellest pronksiseeriast, mis nüüd lõppes? Pronksiseeriast? Jah, pronksiseeriast Eesti meistrivõistlustel. Et kui raske peale poolfinaali kaotust oli ennast kokku võtta selleks seeriaks? Selles mõttes. Et kuidagi tundus, et mänguliselt, et sellest finaalist alates Pärnul nagu asjad ei klapi, aga lõpetasite siiski edukalt, et ma kujutan ette, et vaks vahetan, kas sa saad selle 3. koha või oled 4. No ma võin sõpra aidata korra selles mõttes, et millega võib rahul olla, ma arvan, meie võistkonna puhul sel aastal oli see, et võistkonnana me nagu ei kukkunud korra kokku, ma arvan, et saime sisse, rääkisime läbi ja lõime selja selles mõttes jälle sirgu ja hakkasime jälle toimetama, et kordagi ei olnud mingisugust sellist mängijate vahelist hõõrumist või mingit sükest jama, mis tihtipeale sükeste asjadega võivad kaasas käia, et aga seda meil õnneks ei olnud ja eks see karika jah, selles mõttes Kronimäti tähendab finaali kaotus selles mõttes lõigi meid, ma arvan, liimist lahti selles osas, et erinevad igasugused olukorrad olid mängijatel, et kellel oli võib-olla ebakindlus, kellel oli vaja puhata ja nii edasi, aga poolfinaalid ju tulid väga kiiresti peale, noh. Aga selles mõttes ma usun, et tegelikult need poolfinaalid läksid tõusas tempos, et 3. mängus oli juba ju väga lähedal, et see üks mäng alustuseks ära murda ja siis nagu juba edasi vaadata, et selles mõttes sellest on võib-olla natuke kahju, et aga kuniks ju medal on ikkagi mängus, siis loomulikult pingutad ju lõpuni välja, et ka Selveri vastu ju oli ka ju teada, et midagi liiga lihtsalt ju sealt tulemas ei ole, esiteks jah, ka nemad ju tahtsid midagi näppude vahele sellest hooajast saada ja ütleme Tartu vastu ka nad, ma arvan, tegid hooaja ühed paremad mängud võib-olla, et Tartu minu arust ise ka ei olnud liiga hea mingi periood, et selles mõttes see võib-olla kuidagi aitas kaasa sellele kõigele, aga nii mõnigi mees Selveril, ma arvan, tänu sellele sai lihtsalt enesekindlust juurde, mille võttis võib-olla siis meie seeriasse kaasa, et siis meie ülesanne oli neid tiibu nii-öelda jälle kärpima hakata, et aga suures plaanis ma usun, me olime suht hästi ikkagi selles mõttes valmis ja ma räägin, me ei kollapsinud kordagi, et hoidsime kokku ja lihtsalt üritasime võidelda selle nimel, mis hetkel veel laual on. Eelmise hooajal juba ei olnud ju päris kindel, kas Andrus teeb veel ühe hooaja või ei tee. Tegid selle otsuse, ma kujutan ette, et tagantjärgi oled väga rahul, et sa said selle ühe karika, veel lõpetasid pronksiga, et oli nauditav ja meeldejääv viimane hooaeg. Ja kindlasti oli väga nauditav ja teades, kui oli kindel, et Rainer Vassiljev tuleb Pärnu, et oli ju teada, et tuleb okei meeskond ja selle pundiga veel üks hooaeg teha, et pigem jah, lõpetada nii öelda tipus või et suudad veel midagi teha ja võib-olla ka tahetakse veel sind, et ma arvan, see oli väga hea lõpetada ju kodus ja Rene tuli siin appi jälle ja et kõik need ülejäänud poisid, et see oli väga äge sõit. Ja see viimane mäng, sinu siis lahkumisetendus, mida ka ristiti siin kõvasti lahkumistantsuks, kuigi mina ei näinud, et Andrus oleks tantsinud, küll teie see sidemängija tegi seal vahepeal tantsuliigutusi. Et kukkus ka nagu minu arust väga-väga vägevalt välja nii mänguliselt kui ka pärast, et just see, et Andrus, kes võib-olla mängus ei olnud selles kandvas rollis, et seal natuke teised mehed kandsid, aga tema lõpetas, tema serviseeria ja see viimane tõste ka just, et sidemängija keerulist olukorrast andis veel taha number 6 peale paipi ja Andrus lõpetas selle löögi, siis tegi seal natuke tramburaid, kohtuniku pukki koputas kergelt, et see kõik oli väga äge ja temale omane, et Martin, sina kommenteerisid seda mängu? Ja, mina kommenteerisin seda mängu. No olgem ausad, ega seal väga muud varianti ei saanud olla, kui see 3. mäng tuli kodus ära võita, et kõik need asjad, mis sinna olid planeeritud, et ma tean, et need asjad oleks tehtud ka siis, kui see seeria oleks edasi läinud ja siis see võib-olla
ei oleks näinud nii ilus välja. Ja võib-olla emotsionaalselt oleks natuke teine olnud, et kui ei olegi päriselt viimane mäng. Just, aga no, Selver tuli ka natuke ise appi, seal tundus mulle vähemalt, et ega nad, ma ei tea, kas nad olid nüüd ikkagi piisavalt motiveeritud seal viimases mängus või ei olnud, aga noh, Pärnu tegi oma ära ja said kätte, mis vaja, said Andruse väärikalt tavaellu saadetud ja mis seal salatega endalgi pärast neid videos ja asju vaadates väike klomp kurku tuli, et ilus hetk oli, jah. Andrus, räägi, et kui palju see sulle korda läks? Ma olen juba korduvalt öelnud, et ei olnud valmis ja ausalt ei oodanud sellist lõppu siis nii öelda, et ma eeldasin tõesti, et okei, see on midagi võib-olla, mingid videod ja diivanid ja fännide plakatid ja kõik need kingitused enne mängu, peale mängu, see rahvamass seal, mis seal oli, tänaseni käib külmaharin ikkagi üle ja jah, ega klubi ju tegelikult pani raskesse seisu meid mängijatena, et kui said juba enne mängu neid auhindas, et ongi viimane mäng, ega käis endal ka läbi peast, et kurjem, et nüüd ei ole muud varianti, tuleb tuld anda, et olgu mis olgu, et ütleme nii, et Selveri mängijana minul oleks küll see motivatsioon ikka ülikõrgald, et just perse keerata see üritus nii öelda, et aga jah, õnneks neil ei olnud või suutsime meie ikkagi oma midagi ära teha, et saime kätte selle pronksi ja ega paljud sportlased ei saa lõpetada oma karjääri oma kodus, oma koduklubi eest, mängides võiduga rahvas, pere, sõbrad, ümberringi, et see on jah, pronks küll, aga ma ütlen ausalt, minu jaoks ideaalne lõpp, nii-öelda karjääri lõpp, et mul ei ole muud öelda kui suured tänud klubile, abikaasale, Elinale, perele, minu peaaegu 90-aastased vanamal, kes ka ennast kohale vedasin, et no see, nagu ma olen varem öelnud, need tunded, mis toimusid ja mis möll sees toimus, et ei oska siiani kirjeldada, aga need kõik andsid kindlasti väga-väga mõnusa sellise emotsiooni laksu, et see jääb pikaks ajaks meelde. Et aitäh kõigile. Kas vastab tõele, et vanaemal ei sul üldse esimest korda sinu võrkpallimängul? Jah, teda tõesti ei olnud näha, et kuna on nii vana juba ja on ju teatud põhjustel ei saagi. Et, aga nüüd 90 aastalt tundis, et... Nüüd tuli minu viimane mäng ja tuli tõesti kohale ja istus seal üle all tribüüni peal tooli peal, et kui ma seda nägin, et see oli päris julm tunne, jah, heas mõttes julm tunne, et tegi südame hästi soojaks ja seal oli see koht, kus ma ise endale ütlesin, et Ratsa ükskõik kuidas, aga täna see meeskond peab võitma, et ja õnneks meeskond aitas ja võitsime. Kui lihtne või raske on üldse minna sellist mängu mängijatena mängima, kui juba seal enne mängu antakse auhindu sul perele seal asjad, värgid, et kas üldse mängust mäletad midagi? Tegelikult ei mäleta tegelikult ja ei ole vaadanud ka seda, et tahaks tegelikult mingi hetk selle järgi vaadata võib-olla, et no ega mängija, iga sportlane lõpetab elus ühe korra oma karjääri, et neid on raske neid tundeid ohjes hoida ja ega ma ütlesin Rengsile ka enne mängu, et ma ei tea, et siin sees toimub midagi, ma ei kujuta ette, kas ma saan hakkama sellega, aga ma arvan, tegelikult lõpuks ei saanudki nii-öelda hakkama, et nagu ma kuskil intervjuus ütlesin, kui ma kohe proosin jõuga palli lüüa, aga selle endast taha seina kuskil, et ma ei kontrollinud iseenda liigutusi ja ma ei kontrollinud oma füüsilisi liigutusi ja see pead aju nii-öelda kokku, need jooksid ikka erinevates suundades, et seal oli päris palju sellised lollusi, mida muidu ei teeks võib-olla, et ja vahest oli see, et tahad lihtsalt liiga palju ja seega ka see viimane tõstemist tuli, ütlen ausalt, aga ma tegelikult ei oodanud seda, ei tahtnud tegelikult seda väga, et ma tean, et Renks olevat öelnud talle ja loomulikult ma olin valmis ja enne mängu juba mõtlesin, kui on selline, aga kuue peal ja kus on jalad maas lõid, aga õnneks Andri jooksis 4 pool ära ja et seal siis enam tal varianti polnud, et õnneks õige mehe vastu lõpetasin ära ka karjääri, et on tema mulle haiget ka teinud siin varasemates seeriates kunagi, et selles mõttes kõik jooksis nagu paika. No ütleme, et kui sina ütled, sina ei oodanud seda viimast palli, siis ma arvan, tribüünidel oli kõigil see üks mõte, mul ka sõbraga koos ütlesime, et nüüd Ratsale ja tuli see tõste ja... Ei oodanud selles mõttes, ma ei tahtnud seda, et ma ei olnud nii enesekindel või kuidagi, et see, kuidas see lasi lõpp lahenes, no see läks lihtsalt nii, et õnneks see maha jäi, et ega see seis ka nii kindel tegelikult ei olnud, 25-21 jäi viimane, et oleks seal viga või midagi tulnud, oleks ju väristamiseks läinud, et
aga õnneks ma suutsin selle maha lüüa ja aga ise oma servidega tegid edu sisse ka, et sai sinna lasta küll veel. no serv on selline koht, kus jah, nagu saad ju veel kokku võtta ennast või see on sina ja pall põhimõtteliselt, et seal kellest teisest ei loe midagi, et pigem seal oli jah, kõik või mitte midagi, et tuli lihtsalt panna ja õnneks tuli välja. Enne mängu jooksin kokku ka sellise mehega nagu Reijo Tilk, kes siis tükk aega Pärnu klubi asju ajas ja tema meenutas, et kuidas lõppes siis Jaanus Nõmsalu karjäär ja see lõppes ka väga põneva mänguga, kahjuks mitte nii hästi, et see oli too mälestusväärne finaalseeria, mis läks 7. mängu ja kus siis Pärnu kaotas. Et sul läks nagu hästi, et pronks, aga lõpetasid võiduga. Äkki see oli see sama seeria, kui mina selle Andre Raganitsa bloki paivi lõin selle viimase punkti. ma eeldan, et see võib isegi olla. No vaat saad otsustaja. Aga Rene, räägi sina nüüd, et mängid lõpetab palju, aga noh, ütleme, et sellist nagu erilist aurat, et nüüd on kellegi lahkumismäng, noh, ei teki nii väga tihti. Et mis Andruse puhul siis ta teeb selliseks mängijaks, et see läks paljudele korda? Ma ei tea, ma arvan, et üsna lihtne on öelda, et eks ta siuke aus vend ole, mis on võib-olla tänases spordimaailmas võib-olla selline harv nähtus, et ma arvan, me lihtsalt ise oleme ka üsna sarnased nii mõnegi koha pealt, et otse ja konkreetselt ja noh, see ongi ju tegelikult see, mis fännidele, publikule, kaasaelajatele tegelikult ju meeldib, et neid mõttetuid mämmutajaid ju on igal pool ja kes julge jälle öelda midagi sellepärast, et võib-olla siis juhtub kuskilt midagi, et noh, et siukseid on ju meil terve spordimaailm täis ja kogu Eesti täis, et selles mõttes see ongi ilmselt see, mis on nagu eristanud ja selline loomulikult kompromissitu võitlemine ja mitte kunagi alla andmine on need, ma arvan, kiiremad märksõnad selles mõttes, et jah, lihtne ju kaasa elada sportlasele, kes annab endast maksimumi, et alati loomulikult ei õnnestu ja võidud-kaotused ju käivad spordiga kaasas, aga kui oled väljakule kõik maha jätnud, siis seda hinnatakse, ma arvan, ja tema puhul ma usun see nagu teema on ka, et jah, siukseid võistkonnakaaslasi soovin, et oleks kõigil karjääri jooksul kas või korra, et see on äge ja see on eriline, kui saad kellegagi koos mängida, kellega sa naudid koos olemist igapäevaselt, et ega loomulikult ka meil oli ütlemisi tihti peale kuskilt linna pealt jälle kuulsid, et Teppan ja Raadik on jälle tülis, noh, siis mõtled, jopembuh, noh, sest see kuskilt jälle jääb selline mulje, kui kas see on utsitamine või mis iganes see on, aga võib-olla vähe agressiivsemas stiilis, kui inimesed harjunud on. Ja siis neid kuulujutte alati tekib ka väga lihtsalt, et selline tuline omavaheline suhtlus käis ka meil alati asja juurde ja nii mõnigi kohkus ära nii eelmine aasta kui see aasta võib-olla, et selles mõttes äge, mulle loomulikult meeldib. No nii, läheme siis ka finaalseeria juurde, et 2-1 Tartu Bigbank juhib, siis Tartu võttis esimese mängu 3-0 üsna kindlalt, teise mängu võttis Võru Parrus 3-0 üsna sama kindlalt ja kolmandas mängus siis läks, ütleme nagu mänguks, et selle võitis siis 3-1 tulemusega Tartu Bigbank. Et kuidas teile tundub, kuidas see seeria edasi võiks minna, kes ja mis tulemusega võidab? Hetkel on kodumeeskonnad võitnud vist, eks? Just. Ise pole ausalt öeldes näinud mänge? Väga näinud jah, niimoodi, et analüüsima hakata neid, aga hetkel tundub jah, et ainuke, mis ma öelda oskan, on, et koduseinad on praegust. Et siis, kui see jääb, siis 4-3 Tartule? No see on murdmise koht nüüd, kas Tartul või nüüd ikkagi Võrul välja tulla sealt kaotusseisust, aga järgmine mäng on nende kodus ja nemad peavad ju end kokku võtma, aga seal Tartul on ka ju vist teatud probleeme, nagu ma olen aru saanud ja seal on ammustamiskohta küll, ma arvan. No jaa, eks tundub, et saabki siis otsustavaks see, et kumb oma vigastustega paremini toime tuleb, tundub mulle, et teame, et Juhkami siin oli vigane, nüüd kolmandas mängus mängis, tegi hea mängu küll, aga huvitav, mis hinnaga see oli, on minu küsimus. Samamoodi siin Hurt
just väänas jalga, Kollol oli kõhuviirus, et kumb oma rivid nüüd paremini korda saab ja ma arvan, et see järgmine mäng Võrus on selles suhtes otsustav, et kui Tartu seal ka ära võtab, siis vist see seeria võib läbi hakata saama, aga ma loodan küll, et Võru kodus teeb veel ühe sellise mängu, nagu nad siin eelmine kord tegid. No Võru puhul on hea meil tõdeda seda, et kui korra juba esimese mängu põhjal tundus, et läheb jälle nii, nagu on siiamaani hooaja vältel läinud, et natuke tagumik ees minnaks selle Tartu vastu, et siis tegelikult kodus suudeti nii-öelda vastureaktsioon kohe tekitada, et see meie vastu poolfinaalseeria võit ja see, kuidas nad seal tegutsesid, et oleme ju Võruga omajagu mänginud ka see aasta ja see enesekindluse tase, mida nad nagu näitasid meie poolfinaalseerias, oli midagi muud ja ma lootsin, et see kandub ka nüüd siis lõpuks ka Tartu vastu, et esimese hooga sai pettuda, aga siis tuli see teine mäng ja asjad selles mõttes muutusid, et ma arvan, Silvermaar muidugi 10 ässa endale järjest ei lase lüüa jälle, nagu seal juhtus, aga kõva ikka anname MVP-ga talle, see oli päris pull. Aga kes selle MVP nagu valib siis või kuidas see ma ei tea, kas äkki vastasmeeskonna keegi või korraldajad või? No see oli vist väike siuke pullivärk ka, ma arvan, et see oli ebareaalne. Urmas Tali selle välja õikas võib-olla ise. Aga kas see siis nagu, kuidas see siis oli, et mängijatele võis see tundub natuke nagu mõnitamisena? Et kui mehel on halb päev ja kõik näevad seda ja siis tehakse niimoodi? Või see oli niisugune nali, et kõik on okei. No motivatsioonipakett hoopis talle järgmiseks mänguks. No seda kindlasti, jah. Aga ta rehabiliteeris ka, ta ei olnud nii kehva kaugeltki ju enam kolmandas, et noh. Ise pigem võtab seda motivatsioonipaketti. Kuigi ta oli target minu arust seal kolmandas mängus ka, ta sai kõige rohkem vastu võtta. No ütleme nii, et isegi olen üritanud teda eirata ja kuidagi need mitte kõige suuremad mehed tunduvad siis, kui serviks läheb jube suured seal teispool vastuvõtul ja ei saa kuidagi neist mööda, et eks ta katab ka kõige rohkem kindlasti seda väljakut selles mõttes, et aga kolmas mäng oli pull, jah, et nii mõlemalt poolt oli selles mõttes seda actionit küll ja noh, Tartu kodusaalis seda plokkaitset ja ajab hullu seal, noh, see ei ole esmakordne nähtus nii-öelda selles mõttes ja Jokker Juhkami tuli hüppas ka väljakule üle pika tegi ka mängu, et jah, eks ei tea, mis see jätk nüüd selles suhtes on, aga ma selle pärast küll ei muretse, et mingid kadud selle pärast tal näiteks isiklikult on, et kui ta ikkagi süsti tegi, hormooni tegi, siis hormooniga sa vähemalt paar nädalat purjetad rahulikult, et see ikkagi killib kõik ära seal siis piirkonnas, kuhu see süst parasjagu tehti, et endalgi ju piisavalt neid tehtud, aga jah, ma loodan, et Võru veel kodus ka suudab selle seeria viigistada, tõesti, kui seal nagu rong ära läheb, siis ma kardan ka, et ikkagi see usk saab jällegi natuke otsa ja siis peistiriitel läheb Tartusse, et sportlasena loomulikult ja vastas nii-öelda võistkonna mängijana otseselt pöialt nagu hoida oleks veider, ma arvan, kellegile või kuidagi kahju rõõmu tunda, et ma ei tea, kui Tartu peaks selle võitma, et lihtsalt ma olen ka selles paadis, et oleks ju tore, kui kõik 3 tiitlit saaks erineva omaniku, see näitaks jälle selle liiga tugevust ja sügavust, et see oleks lihtsalt äge ja mitte, et võib-olla Võrul tänasel hetkel jubedalt oleks vaja kas siis, ma ei tea, sponsorite või selle publiku jaoks mingisugust suuremat võitu, sest neil on minu silmis päris hästi nagu nii, aga noh, sellised võidud paratamatult viivad ka klubi uuele tasemele ja noh, see oleks ju ainult teretulnud. Jah, et selles suhtes ma olen täiesti nõus, et no Võru võit kindlasti oleks erilisem esimene võit ja see, kui 3 tiitlit läheb laiali, et see siis noh, näitaks, et need hooajaeelsed jutud ikkagi vastasid tõele, et on väga ühtlane liiga, et milles me vahepeal hakkasime juba kahtlema. Ütlen ka ära, et ma uurisin Albert Hurdalt tema seisukohta vigastuse osas ja tema arvas küll, et ta on platsil ja et kui pallid maha ei jää, et siis seal ei ole põhjus vigastus. Et selline seis peaks temal olema. Aga nüüd ütleme, kes on neid mänge nagu vaadanud natuke lähemalt, et kuidas siis MVP valimisel jooksev seis olla võiks, Martin? Sina oled kindlasti kõiki mänge vaadanud. Ja ma olen kõiki mänge vaadanud, esimest mängu küll nägin poolikult,
aga hetkel tundub küll, et Tartu poole pealt Stefan Kaibald on väga hea mulje jätnud, et ei ole väga suurt ärakukkumist olnud, füüsiliselt tundub ka väga heas vormis, vastuvõtuga pole vahel jäänud ja rünnakul lahendab, et no muidugi kui Juhkami nii jätkab nagu viimane mäng, siis tal on ka sinna varianti sekkuda. Ja no Võru poole pealt on hetkel 2 meest ongi Albert Urt ja Renato, kes Renato on ennast nüüd natukene siin finaalseerias leidma hakanud uuesti. Et mina Tartu poolelt paneks sinna võidujooksuga Kordase, kes ei ole võib-olla hiilanud niimoodi, aga kõik 3 mängu ta on ikkagi suhteliselt stabiilselt olnud ja teinud. No mulle tundub, et ta teeb oma ära lihtsalt, et ta ongi hea, aga nagu ülemäärane. Pole nii hea, kui ta on oma parimates mängudes olnud. No võib-olla ta ei ole ületanud ennast, ma ütlen siis lihtsalt. Ja, aga meeskond juhib 2-1 ja siis edasi läheb juba neljapäeval, jah? Jah, neljapäeval kell 7 Võrus. No see MVP ongi nagu selline kahemõtteline asi ka tihti peale, et kas sa annadki siis vennale, kes stabiilselt hoiab võistkonda vee peal igas mängus ja teeb omad asjad ära või siis sa annad mingisugusel jokkerile, ütleme näiteks Juhkami hea mäng 3. mängus, et see on selline alati siuke maitse asi, aga Valja tegemisi on raske nagu alahinnata tegelikult ka läbi hooaja. Silvermaar samamoodi. Ma arvan, Silvermaar on mingis mõttes endiselt kuidagi üks alahinnatumaid võib-olla mängijaid siin liigas. Ma tahaks reaalselt näha numbreid, kui mitu kontrat on Tartu saanud tänu sellele, et see mees on jälle kuskil kaitses X asendis all, et jah, võib-olla see liiga selles mõttes, kui me võrdleme seda koondise suvega, võib-olla siin tõesti on neid pudi-padi palle ka rohkem ja võib-olla sealt mängus püsida liberal on ka lihtsam, et kõik löögid ei tule, ütleme näiteks kas või see sama Santose piirilöök, kui seal on ruumi, et sealt siis üldjuhul ikkagi liiga palju ei tule, et aga ütleme selliseid keskelt kaapamisi pallist natuke mööda löömisi võib-olla neid asju, aga seda ta on suurepäraselt teinud ja see, kuidas ta ka seal ikkagi julgestusel ringi liigub ja patseerib, seda see on ikka jõhker valuuta selles mõttes Tartule, et jah, läbi hooaja ikkagi Valja ja ma arvan, Maar on olnud need 2 kindlat tala, kes seal on püsinud. Nii, kas finaalseeria kohta on veel tähelepanekuid, mida tuleks kindlasti teha? Kui ei ole, siis 3. rubriik, Martin ja naised, naistel ka finaalseeria käimas. Ja ma teen siis seekord kiiresti, sest et meil on kaks toredat külalist, kellega me rohkem veel siin räägime, et tegelikult on vägev seeria olnud, et 2-1 hetkel siis TalTechi naised on Rae vastu juhtimas, nagu sai eelmine saade ennustatud ka, et üsna võrdsete vastasseisse tuleb, aga mulle tundub, et TalTech on natukene paremini valmis selleks finaaliks olnud ja ka kodutöö vist pisut paremini ära teinud, et isegi kui need napid game'i kaotused on tulnud, siis tegelikult järgmisteks game'ideks on nad ikkagi kõik eelnev unustanud ja võitlevad lõpuni kogu aeg, et ühtegi ärakukkujat seal TalTechi naiskonnas ei ole olnud, et pluss veel siis jokkerina Raili Hunt on vahetuses sekkunud, et siis Etil on küll siin olnud ebaõnnestunud mäng, aga kui vahetusest tuleb ja mängu muuta suudab keegi, siis on ju kõik hästi. Aga siis jah, Rae poole pealt see, mis ma ka rääkisin, et kui siin Peit ja Bertens serviga vahele võetakse, siis neil raskeks läheb. Ja tegelikult numbrites ka näeme seda, et Bertensi rünnak 3 mängus on olnud 20, 19 ja 26 ja vastuvõtt 55, 30, 19 ja Peidi rünnak on olnud 33, 17 ja 41% ja vastuvõtt on olnud 30, 22, 27, et natuke on nagu ära kukkunud ja raskete pallidega on seal nad ise hätta ka jäänud ja TalTechi plokkaitse siis on, mul tundub, et nad kannatavad natukene paremini praegu. Et Raest muidugi Kivilo on see, kes on teinud enda ära ja tegelikult Lisandra Tatrik Liberon on ka täitsa tubli olnud. Aga võib-olla minu maitse jaoks Rae mängib natuke, võib-olla te oskate paremini öelda, et natuke liiga laia rotatsiooniga, et siin 10 naist saab stabiilselt igas mängus mängida, et kui te ise mängite, kuidas teile see vahetuste virvar tundub, et on mugav platsil olla või ei ole nii? No oleneb, mis hetkel ja mis põhjusel neid vahetusi tehakse, et kui seal
ongi nii-öelda mingi paanikahäire kell nii-öelda treeneril peas, siis hakkab vahetusi tegema puhtalt selle pärast, siis eks on kahe otsaga asi lõpuks jah, et kas mängid, nagu me mängisime 7 mehega terve hooaja või siis mängid 12 mängijaga, et seal muidugi treenerina sa pead ära tajuma selle aja ja hetke, et millal neid vahetusi teha ja miks teha neid, et eks see oleneb, et praegust tundub, et Raele see ju ei sobi, kui nad on nüüd 2 järgmist mängu kaotanud, et seal tuleks võib-olla usaldada äkki neid oma mängijaid rohkem, ma ei tea. Või vastupidiselt hakkab efekt alles välja lööma siin ülejäänud mängudes võib-olla, et siis värskemad jah, et aga võrkpall üldiselt, no seda ikkagi jah, selles mõttes ta on loll mäng, et seda üldiselt mängitaksegi väga suures plaanis 7 mängiga, et ütleme ka tippliigades, tippklubides jah, loomulikult on ka B-pool olemas ja enamasti on ka ütleme teatud positsioonid või mingid kindlad positsioonid, kus on ka ikkagi panustatud, ütleme kas või sul on teine sidemäng ja diagonaal, 1 tempo ja 1 nurk, et nagu vajadusel tõesti ju on vaja vahetada, aga ütleme nii, et nii palju, kui seda suures mängus varasemalt näiteks nähtud on, noh, see ei ole väga toiminud, ütleme nii, et sest ikkagi, kui sa vahetad mängijaid ikkagi sellise kiirtempoga või ei lase neil absoluutselt läbi elada hooaja sees mingisuguseid raskemaid momente, siis noh, raske on uskuda või kui jõuavad tähtsad mängud kätte, et siis saad valmis lihtsalt näiteks hetkedeks, et ka selle osa peab ikkagi iga mängija nagu läbi elama, et tegi seda ka kunagi Gretu omal ajal ju mäletatavasti lihtsalt ei võta välja sakid, mis sa sakid, aga platsil sa oled, et jah, loomulikult tasub ära, kui sul on nii mõnigi mängija sealt pingit võtta, aga seda, et lasta väga suure nii-öelda rotatsiooniga, et seda edu väga palju selles mõttes ei ole ette näha olnud. Ja rääkisid sidemängijatest ka, siis tegelikult seal on ka vahe sisse tulnud, et koondise Side Kibermann on ikkagi siin seerias kolleegi teiselt poolt võrku üle mänginud praegu. Igal juhul 2-1 siis jah, on TalTech juhtimas. Võib-olla tuleb viimane mäng, võib-olla mitte 16. ehk siis see saade lähebki meil 16. eetrisse. Ehk siis õhtul kell 7 minge kõik TalTechi spordihalli ja seal siis on finaalseeria 4. mäng ja seal võimalik siis kodunaiskonnal meistritiitel kindlustada. Ma ütlen vahel, et vaatasin huvi pärast, et kui meestel seal Tartus oli juba 1400 pealtvaatajat ja Võrus, eks ju, on väiksem saal, seal oli vist 500, et naistel ka tühjade tribüüni eest sugugi ei mängita, et esimene mäng oli 200 ja teised 2 juba siis üle 300 pealtvaataja. Et ma arvan, et naiste spordi kohta täitsa ilusad numbrid. Ja igal juhul, eks naiste võrkpall ikkagi mingil määral tõmbab publiku huvi ka, et need on pikad pallivahetused ja seal on oma jagu põnevust. Ja pronksiseerias ka siis Tartu Ülikool Bigbank on 2-1 mängudega Viljandi Metalli vastu juhtimas ja järgmine mäng on 17. Viljandis kell 19.00. Ma arvan, et selleks korraks naistest küll. Naistest küll, no nii ei ütle, aga jah, et naiste jutud hetkel lõpetame ja nüüd rubriik lühiuudised kiirtuli, et katsume siis vahendada uudiseid ja kergelt kommenteerida. Esiliigas selgus võitja 3. aastat järjest Tallinna Ülikool. Palju õnne, et kas see on üllatus või ootuspärane? Kui hooaja alguses oleks mul küsinud, siis ma oleks öelnud üllatus, aga kui ma nägin, kes siin hooaja lõpus võistkonda veel lisati, et Nuut Maidle, Steinberg, siis ta enam nii suur üllatus ei ole. Härrad tulid lõpuks kohale jälle, jah. Tegid asja ära, et MU vist üleüldse selles mõttes tegi päris tubli hooaja ka, et polnudki vist päris tükk aega seal sellist võistkonda olnud ja Rikberg ju treener seal ja eks ta võttis ka nii mõnegi meistriliiga koti ju seal enda alla ka ja et ega iseenesest vist imegi ei olegi, et nad sinna finaali said, aga TLÜ ikkagi on vist kunn tundub, et aastast aastasse nad ju tegelikult võidavad
eelmine aasta isegi pusisime. Ega oleme ausad, tänavu pusisime EMÜ-ga ka ikka omajagu tegelikult seal Tartus vähemalt, see oli esimene mäng Tartus. Et seal oli ka ikka selline paras närvide mäng. Tuleta meelde, et kuidas see lõppes, oli see 3-1 andsite game'i? Jah, seal ikka selle osad mehed olid näost valged selles mõttes, seal ei ole midagi nii lihtne, et nüüd tuleme teeme, et see esiliiga tiimi vastu on alati natukene keeruline ja raske mängida tegelikult, kui peaks nagu ära vajutama lihtsalt jõuga puhtalt, aga no ega vanad liigamehed nii-öelda, ega seal ju kogemusi on ja sellist natukene sellist agressiivsust ja heas mõttes sellist emmi ja kõike, seal on kõike tegelikult ja ega tahes-tahtmata see pinge võib-olla tuleb seal meistriliiga klubile rohkem peale kui esiliiga klubil. Just, et psühholoogiliselt nendel pole mingit kohustust. Meie kaotame, siis ongi meil karikas läbi, tegelikult on suur kukkumine meistriliiga tiimil, et ja eelmine aastagi seal Telliga Johaidi ikka madistasime normaalselt ja tegelikult on nagu varem ka ikka madistatud, et jah, nemad on pikalt tipus olnud ja ega tõenäoliselt nad vist saavad alati ja pundi kokku ka. Ma ei teadnudki seda, et Maidla ja Steinberg alguses ei mänginud. Esimene poolaeg. Ei mänginud, jah. No siis nad said õiged mehed kohale jälle male, õiged mängud, õiged mehed kohale. Ma usun, et päris palju on selliseid võrkpallifänne, kes tegelikult õudselt ootaksid, et Eesti võrkpallis juhtus ka selline nii-öelda muinaslut, et kuskil karikafinaali näiteks jõuaks mingi esiliiga sats või midagi sellist, mida kahjuks ei ole juhtunud, aga see oleks ju äge, et mingid mehed kuskilt kunagi juhtus Paide Trüü Vätsa vastu, mängisin poolfinaali. Siis oli see Final Fouri formaadis 2-päevane. Saaremaal oli see vist. Jah. Aga nad toona vist ei läinud kokku ühegi meistriliiga satsiga enne, kui ma ei eksi. No võib-olla, aga Final Fouri on igatahes jõudnud. Seal nad olid, ja peale seda tulid nad ka meistriliigasse, eks ju. No nii, igastahes Tallinna Ülikool on kiidetud. Siis võrkpallis alaliit siis maailma katusorganisatsioon muutis natuke reegleid, et käime need muudatused ka läbi. Challenge, eks ju, vaie siis peab võtma peale punkti lõppu, mängu ei peatata. Ehk siis, kui näed vastase servijoone viga, siis sa mitte ei katkesta punkti, vaid ootad punkti lõpuni ja siis saad seda. Ja peab võtma või on see, et on võimalus võtta peale seda? No meil on siin nüüd siis Martti Juhkami, meie hea kaastöötaja postitus, et nii ta on kirjutatud. Et mängu ei katkestata. Selge. Kas see, kuidas tundub, on see hea muudatus? Martti ütles, et kõik on täitsa head muudatused. Ma ei tea, jah. Aga kui sa näed ära 2 minutit mängid seda rallit ja siis selle esimene puude tegelikult oli võib-olla vale, et ja siis on, milleks me seda teeme, mul on kohe selle palli seina. Kui on asi selge või näen, et kaasmängija astub üle servijoone. Et kui on täiesti selge. Püüad vastuvõtul kinni lihtsalt. Selles mõttes ma ei tea, aga selle teatud konkreetse selle ma ei kujuta ette, enam-vähem võib-olla ei, ma ei oska öelda, eks see näha ole. Eks ole näha. Topeltpuudet enam tõstmisel ära ei vilistata, kui pall jääb enda poolele. Sama testitakse ka rannavolles. See tähendab siis mida? Kahte puudet, kui see pall jääb ikkagi enda ründele ette, siis ei vilistata ära. Ma ütlen ausalt, mina sellel väga suur fänn ei ole. See ei ole väga mõistlik, jah. Ühesõnaga tee, mis tahes puude seal ju tõste ajal või... Ainult hoitud pall ei tohi olla. Et 2 puudet tohib olla, aga hoitud pall ei tohi olla. Aga mis probleemi sellega lahendatakse? Või... Ma ei tea. Lamp kuidagi. Aga ma endiselt loen, et Martti on kirjutanud, kõik on täitsa head muudatused. Me oleme nagu vastu. Tema arvab. Ju tal ei ole see ülevalt sööd piisavalt hea. Temale sobib see võib-olla. Tal veel vähemalt üks hooaeg või ees ootamas. Talle võib-olla sobib, tervitused Martile. Tervitused Martile. Ja testitakse, see on nüüd natuke keeruline asi, mehed peavad selgitama. Testitakse asetusvea reegli muutmist vastuvõtva meeskonnal. Ühesõnaga selline nüanss, et praegu võib oma positsioonilt lahkuda, kui servija puutub palli, aga uue reegli kohaselt võib liikuda peale etteviske tegemist, ehk natuke varem. No see on sama nagu nüüd muudeti ära see, et servija meeskonna, see, et sa võid juba kohe ju ploki eesliinis näiteks ära vahetada. Et sa ei pea peale oma mehe servi minema jooksma. Et sa võid kohe siis ka tagaliinis eesliinis ära vahetada. Ausalt öeldes ma tunnistan, et ma ei olnud üldse kursis sellega. No, see on sama muudetus sellest... Aga nüüd, mis ajast see on siis sellest hooajast, jah. Aga nüüd siis tahetakse ka vastvõtt jälle meeskonnale, et side võib natuke varem sealt jooksma hakata, kui praegu võib. Ega see tehaksegi tõenäoliselt ainult sidemängija pärast või niikuinii joostakse tänapäeval ju, ega seda keegi, kui ma ei tea, palju neid vaadatakse, aga side ja Teago, kes saab ka tagantliinist natukene varem minna siis sealt, aga ma eeldan, et niikuinii minnakse varem, et kas see nii palju muutust mängu toob. No ütleme nii, et see
2 puudet on totter ja ülejäänud on selline tegevus, et FIVB jälle näitab, et nad ka teevad midagi, noh. Siuke kirurgilised muutused või nagu nad ei muuda ju, ma arvan, mitte midagi. Ma siiski kordan, et Marti on kirjutanud, et kõik on täitsa head muudatused. Aga nüüd... Äkki siis nende palgal või? Tundub, et see on mingi promoartikkel tal sinna võrkpalligruppi pandud. Aga lühiuudis, et 3. uudis ongi meil Marti Juhkamist, et Marti Juhkami saab taas isaks, kaksikut tal kodus juba on. Nüüd saab siis, no me täpselt vist ei tea mitu tükki, aga ma eeldan, et siis ühe lapse juurde. Et palju õnne talle. Jah, palju õnne. Müts maha, et jaksab jaurata ka veel kaksikute kõrvalt ja veel üks lisaks, et tean ise, et ei ole selle ühega tegelikult midagi lihtne. Ja ma tean ise, et ei ole kahega lihtne. Aga see on elu ja sellega tuleb hakkama saada selles mõttes. Et absoluutselt ja loodame, et eks ju kõik läheb seal lõpus kenasti ja ma ei tea, kuidas nüüd selle graafikud on, et finaalgraafik ja naise graafik siis, et kuidas need kattuvad või ei kattu, aga peavad Alliga läbi rääkima. Et tuleb igal juhul siis Õhtulehe artiklis tuli välja, et naine ootab, et see seeria lõpeks ruttu. Et palju õnne talle, jah. Ja võtame siis ette viienda, mitte sugugi viimase teema, arutlusteema ja see nüüd tõukub päevakajalistest sündmustest, mis on raputanud Eesti spordimaailma, maastikku. Treeneri ja mängija vahelised suhted ei pea vist salatsema, et tõuke põhjuse andis siis skandaal seoses Peep Pahvi ja siis Kuulbeti meeskonna mängija, ma isegi ei hakka ta nime välja tõoma, see pole oluline, vahel, kus toimus siis mingi intsident. Siin on natuke siis erinevad versioonid, kas treener, ütleme nii, et mängija tegi platsil mingi lolluse, soperduse, korjas sealt väga ebavajaliku tehnilise, teise liiga mängus siis Haljalaga. Ja tulles siis vahetus, toimus treeneri ja mängija vahel siis füüsiline kokkupõrge, pealt nägijate, kes on siis oma versiooni kirjeldanud Delfis ja ma saan aru, et tunnistusi on võtnud nüüdseks ka korvpalliit. Nende osade sõnul siis ja päris mitme toimus siis löök, et treener lõi mängijat kõhtu. Treener ja ka mängija ise on seda eitanud, siiani vähemalt oma sotsiaalmeedias ja kirjeldanud seda, kui juhusliku kokkupõrget, kus treeneri käsi liikus ja mängija liikus ise edasi. Vabandust, kuna et ühesõnaga tõsine asi, aga vabandust, ma ajasin. Siis tuleb konkreetsemalt lüüa lihtsalt. Okei, nali. Ei, aga kui nüüd tõsiselt öelda, et ma isegi ei saa aru, et kuidas siis nagu see, et nagu treener tegi nagu yes või kuidagi, või miks ta peaks yes tegema, kui läheb sitasti või et ühesõnaga, kui konkreetne kaasus ette võtta, mitte et see oleks põhiteema, et siis mis mulje teile on jätnud, et kas on, keda te usute? No, olen natukene kursis nii palju pealkirjadega asjadega, et muidu ei ole nii palju süvenenud selles, aga kui see löök seal tõesti toimus ja oli see mõeldud sellele mängijale treeneri poolt, et siis see on ju, ei poolda seda kindlasti, et aga see tundub jälle, ma ei tea, et siin võiks olla ju seesama Peep võiks ise siis tõsta käed, et olen süüdi, et siin ennast reklaaminud igasuguseks suureks meheks, et ole siis mees ja tõsta käsi ja oligi nii, ongi korras, miks seda klounaadi siin mängida või miks siis see mängija ikkagi ütleb, et ei olnud, et ei kujuta ette, jah, väga segaseks on see tänapäeval üldse see asi tegelikult läinud, et ega võib-olla vahepeal ongi vaja midagi sellist teha, ega mis siin salata, mina ise olen ka ju vägivald. Raul Reiter ju selle intervjuus ka ütlesin, et ta oligi vaja tollal minul käed selja taha väänata ja tatil suu kinni panna nii-öelda, et mina ei näe ja mitte midagi halba sellest, sest et kui sõnad enam ei aidanud, siis see aeg oli ka hoopis teine aeg tegelikult, olgem ausad on, et siis võid veits rohkem kasutada neid asju, et täna mängu ajal lüüa meest kõhtu, mina ei tea, kui sellest nii suur jama on tulnud, siis mina ei tea, löö korralikult, et sellest tuleb päris jama või ma ei tea. Või siis tõesti astu ette ja vabanda ja tõsta käed, et olen teinud nii. Et see on jah nii selliseks klounaadiks läinud siin tundub vist, et ei oskagi rohkem midagi öelda. No eks ta jah, ole see lõputu generatsioonide põrkumine, mille osaliseks me hetkel nagu selles mõttes oleme, et jah, ilmselgelt jah, võib-olla tõesti see
mingi vägivalla kasutamine võib-olla tõesti ei ole mingi maailma parim lahendus. Või näiteks, ma ei tea, kui treener ise paneks, ma ei tea, mulle, siis ma ei tea, lihtsalt ta võiks olla valmis, et tuleb võib-olla vastu ka, et kas see ka nüüd mingisugune õige asi on, aga suures plaanis ei ole mina ka selle lumehelbe värgi pooldaja iseenesest, et neid vanakooli treenereid risti lüüa järjest, kas seda ka nagu tegema päris peab, et siin on seda poleemikat ju igasugust olnud ka ju pikalt, et spordis minu arust ikkagi mingid asjad ei ole ajas muutunud, need on suured munad ja ütleme selline nii-öelda või midagi sellist, et miks me siis nagu justkui kasvatame neid helbekesi siin, et selles mõttes Serbias või kuskil usu mind ei ole asjad nii, et kui me tahame siin mingit profisporti või mingit asja nii-öelda edasi ajada, siis nagu paratamatult mingid vanakooli võtted, ma arvan, mingis mõttes peavad nagu jääma, et kui juba mingisugune liiga kõva hääle tegemine on teema, siis nagu siis on teistpidi probleem minu arust. Mina arvan, et me peame siin väga selgelt vahet tegema, et millest me räägime, et kõva hääl on üks asi, aga löök on teine, et ma ei taha, et me ajaks sassi, et räägiks kahest asjast korraga. Et näiteks et Kersti Kaljulaid on ka oma arvamuse öelnud ja tema hakkas kuidagi fookus läks sellele, et kas treener võib sõimata, et minu jaoks see on juba, see on teine teema. Konkreetsust ja ausust on tegelikult lõpuks, mida me siin taga ajame, aga praegust ongi see asi ju üks ajab oma joru, teine oma joru, et siin oleks vaja üks, ma ei tea, mängija, treener, mõned tulevad kaamerat ette. Ei, aga mängija ei ole öelnud, et oli löök. Mängija ei ole seda öelnud, seda on öelnud kõrvalt vaatajad. No mis me siis, aga mulle lihtsalt tundub, kui saalis istub inimesed, kes näevad seda ja mängija, 20-aastane mängija, minu jaoks on probleem see, kui 20-aastane mängija ei julge, eks ju, ma ei räägi vastulöömisest, mis oleks ka tegelikult ju, aga miks sa siis ei reageeri, kule? Aga sa ei julge ka öelda, et niimoodi oli ja nad on harjunud sellega, järsku on harjunud. Aga kui sa ei julgegi öelda, et see nii oli, siis ju, sorry, aga mina nagu Renks ütles, ega tõenäoliselt ise oleks ka vastu pannud pigem, mis ega nii ka päris ei saa. Ja kui sa ei julge isegi sellest midagi rääkida, siis polegi midagi teha. No aga kui meil on... Arvad, et seal on, nagu ütles... Aga ma toon natuke teise näite, et kui meil on näiteks mingi vägistamisjuhtum ja naine eitab, seda ei ole olnud, kas siis me saame seda tolereerida? Ei saa. Eks ju? Ja näide ja point jah selles mõttes, et siis tuleb välja uurida see kuidagi, ma ei tea, kaamerad, asjad olid seal või ei olnud. Aga lähme nüüd natuke sellest konkreetsest asjast võib-olla üldisemaks, et mis me siis kokku lepime, et kus see piir võiks olla, et selle füüsilise ja verbaalse asja vahel või? Et kui kõva hääle tegemist ja sõimamist, mis ilmselt käib. No eks see ongi, see on ime õhuke piir selles mõttes ja seda ongi raske ilmselt ka tunnetada. Aga kuidagi seisukoht on võetud liiga helbelik minu seisukohast küll täna, et tõesti, ma räägin, et muidu me jääme veel kaugemaks jällegi, et ma ei ütle, et kõik need vanakooli need meetodid õiged on, aga kõiki neid kuskile minema visata seda ka ei peaks tegema, ma arvan, et seal tuleb see õige flow nii-öelda leida ja kuidagi seal kahe vahel neid asju selles mõttes teha, et ma ei tea, võib-olla alati see ei ole võimalik, aga ma usun, et ka nii-öelda noor või kes iganes läheb trennida, tegelikult ju tal võiks olla aimdus, kuhu ta läheb ka, et pärast võib-olla ei ole siis selline üllatus, et kui sul on vaja Tallinnas korvpalli trenni minna, siis ära mine Pahvi juurde, mine kellegi teise juurde, et natukene annab, ma usun, ka kodutööd teha selles mõttes, et mina oma poisi, mulle meeldiks see, kui igapäevaselt ta selles mõttes kasvab nii-öelda meheks, et ja käib selline natukene kasvatamine ka, et see minu arust on endiselt oluline spordis ja ma räägin, et ma usun, et igal pool mujal see nii on, aga meil kuidagi on liiga õhukeseks see värk läinud. Ja, et olen nõus, et endal on 5-aastane tütar ja ma ei tea, kas tema läheb kuskile trenni, aga eeldusel, kui ta läheks, et ma pean ju arvestama ikkagi, et seal võib tulla hetkeid, kus treener siis käratab või ma nüüd
tüdruk ka veel, kui keegi seal muidugi mingid näppima hakkab, muidugi siis tekib isiga probleeme, et siin ei ole isegi, pole vaja kuskil pöörduda. No Andrus, aga kui nüüd keegi sinu tütart tõstaks käe tema vastu mängu ajal platsi peal, ma ei usu, et sa jääksid sinna tribüünile istuma. Just ütlesin põhimõtteliselt jah, et kui seal, aga siis tekiks probleem küll jah, et mina läheks selle teise täiskasvanu juurde ja siis tõstaks lihtsalt ise ta üles piltlikult, eks. Aga no tüdrukute, no ja see on erinev jälle, poisid, tüdrukud või no laps siis, ma arvan, et no loomulikult ei saa ja ei tohigi lüüa, see on ju selge, aga karmimalt rääkimised, mõned õpetused, võtame vana Andrei Ojametsa, kes mind kasvatas, on ju, noh. Just, ma tahtsin sinna jõuda. Sa ei saagi tegelikult, noh, sa ei saagi võrrelda, jah, need ajad on hoopis teised, aga no see Andrei, kes on täna on hoopis erinev inimene, kes oli siis ja ega ta pidigi olema sellised neid tatnokke ohjes hoida nii-öelda. Oota, aga konkreetselt siis, et kas Andreilt selliseid füüsilisi noomitusi tuli sulle? Ei, füüsilisi tulnud, aga sõnad olid ikka konkreetsed ja karmid, aga pehadki lõpuks ju kui... Aga kas on kellelgi selline füüsiline kogemus olemas oma treeneriga? Löömisi küll ei ole minul... Löömisi, ma ei tea, eks need füüsilised on erinevad asjad, et kui emotsionaalselt keegi mingi tugevama patsu paneb või midagi, ma leian, et see on väga okei, aga kui ta tulebki nagu kohe ründava stiiliga. Mäletame Henri Trell siin alles, kui ta Euroopas viimati mängis, sai sealt, hakkas vahetusmängijad pingilt minema väljakule, siis peatreener pani väikse toksu vastu pead ka, aga see oli siuke emotsionaalne üleskütmine, see ei olnud nagu tahtlik rünnak tema vastu. No see on teine asi. Et, noh, täpselt, et aga kui keegi ikkagi konkreetselt ründab sind, siis see on ilmselgelt valena. Rene, sul kogemusi noormäega ei midagi? No Johannes oli ikkagi natuke liiga vana ilmselt selle jaoks ka, et ei ole kokkupuuteid jah. Selles vallas küll mitte. Me siin ka arutasime kergejõustiklastest tuttavatega, et kui nüüd meie treener oli siis Ando Palginõmm, et nagu jube raske ette kujutada see olukord, et sa oled näiteks sama vana 20-aastane, et kas sa oleks vastu reageerinud, eriti näiteks, et oled just 400 meetrit ära jooksnud, rõõtsutad seal, siis treener tuleb, et kurat, et aeglaselt. Ja siis, noh, kui saaks mingi laksu sisse, et ega vist ei lööks vastu, et pigem oleks nii üllatunud ja aga võib-olla oleks just võtaksid vastu selle laksu, et kurat, olin ka aeglane, no, aga see ongi see on ju tegelikult minu mentaliteet. Aga ma räägin löömisest. Kui keegi lööb sind. No jah, ega see ongi nii ju... Kui keegi tuleb ja ütleb, et sa olid nõrk, teine vend oli 2 sekundit kiirem, et mis sa teinud oled? Okei. Ma võtan selle kõik omaks, aga ma ei tea, löömist ma kindlasti ei tolereeriks ja aktsepteeriks mitte kuidagi. Ja kõigil, ma saan aru, et treeneri amet on ääretult emotsionaalne, kõiki asju võib juhtuda ja ütleme näiteks, võtame kõrval lapse kasvatuse, et ka ma ise näiteks, et põhimõtteliselt lapsi ju füüsiliselt tänapäeval ei karistata, aga näiteks minul on juhtunud, et väike poiss teeb mingi jama, olen väikse laksu andnud vastu kukalt, eks ju, kõik aga lihtsalt tunnista seda ja noh. Ja praegu ongi asi selles, et seal on keerutama lihtsalt hakatud, et seal selle mängija postitus tuli, siis võeti kohe jälle maha. Ma olin päris kindel, et mängija ise ei teinud seda. Mängija kaitseks. Kurat, sa sõimad ta läbi, sa annad talle tutaka ja siis sa väidad, et sa kaitsed teda. No lihtsalt öelge, et tegite ja kõik lähme edasi. Ja no, kuule, sorry, et kui mingi sotsiaalmeedia kommentaar on selle mängijat on vaja kaitsta, no sorry, see on ju lumehelbeklus. Et see on nagu... Ja, põhimõte on see, et kui teed, siis julge tunnistada ja lähme edasi. Jah, et ma ausalt öeldes väike siseinfo on, et Peep Pahv natuke on asjast aru saanud ja võib-olla tunnistab midagi ja saab selle asjaga edasi minna. Sest mina ei arva, et ta peaks kuskil spordist ära kaduma või mida iganes. Palju lihtsamaks on kohe edasi minna selle asjaga, tunnistada ja miks vaja seda... Just, vaat täpselt, et nagu sa ütlesid, et Andrus on selline aus mees, et ausalt siis käsi püsti ja tegin ja mis iganes, et see ei ole ju surmapatt, eks ju. Ei panda kedagi vangi. Küsin vahel, et koondise treenerid, kuidas nendel on, et ei ole mingit sükest füüsilist värki on Georgi Kretsu, Aavo Keele, kellegagi? Gretu peksis niisama pallikorve tihti peale, võib-olla alguses võib-olla rohkem, hiljem natuke vähem, aga... Kohvreid pakkis. Mis see tähendab, et kohvreid pakkis? No kui ta ikkagi, selles mõttes ta oli treener, kes pani kõik iga keharaku pani sellesse, mida siin tehti selles mõttes ja kui ta tunnetas, et ta ei saanud seda vastu
mis tema andis võistkonna poolt, siis noh, see oli tema viis väljendada ennast, et noh, alguses ehmatas võib-olla ära, peale 10. korda mitte nii väga enam. Tähendab, ta pani oma asjad kokku, nagu läheks ära. Ütles, et läheb ära, jah. Lihtsalt, et tema pakib need asjad kokku, aga eks see vist reaalselt jõudis, vähemalt üks kord oli vist, kui see reaalsuseks sai, et pidi seal siluma hakkama ikka päris korralikult, aga ei, muidu pallikorvid ja pallid ikka saad trenni seal laksu nii mängija poolt kui treeneri poolt, see on see käib asja juurde. No, eks mille suunas, et ise olen ka sellise õnnetu olukorra ohvrer ja tekitaja pigem, et olen löönud selle Soomes otse sinna sammusesse ühele mehele, et noh see... Aga see oli, eks ju, ütleme õnnetu juhus, mitte siin. Jah, aga noh, see on see, et üritama emotsioone natukene hoida kontrolli all. Väga vales suunas lihtsalt lendas see pall. Jah. No nii, see teema on ka meil läbi räägitud ja siis meie siis ainus toetaja, Kuulbeti erirubriik. Loodame, et toetajaid tuleb juurde. Aga esialgu siis nii. Kuulbet esitleb. Nii, tegelikult siis eelmine saade oli meil Andrus Raadiku eripanus. Ma ei tea, kas Andrus ise teab seda, et see oli siis pronksiseeria esimese mängu rünnakuprotsent, kas on üle või alla 44,5%. Ja see oli siis üsna lihtne raha kõigile, kes üle panustasid. Ehk siis esimeses mängus oli Andruse rünnakuprotsent 55, aga kõik 3 mängu oli üle 44,5 tegelikult sul, et teises oli 48 ja kolmandas 45. Mulle ei võinud teada anda siis. Me ikkagi tuletame meelde, et need mängijad, kes selles mängus on seotud, siis ei tohi seda teha. Aga nüüd võtame siis finaalseeria järgmine mäng Võrus neljapäeval ja võtame 2 nurgaründajat, Albert Hurt ja Valentin Kordas. Kumb mees toob rohkem punkte mängus, on selline eripanus. Mõlemad mehed peavad algkoosseisus alustama, et panus siis kehtiks. Koefitsiendid on Kordas 1,7 ja Hurt 2,05. Et natuke nagu ikka anname vihjeid ka, et Kordas on keskmiselt toonud 4 punkti geimis ja Hurt 3,74 punkti geimis. Ja siin viimased 3 mängu Kordasel 13-10-14 punkti ja Hurdal 15-10-12 punkti. Rene, mis sul sisetunne ütleb? Hurt või no, Kordas? Väga keeruline austalus küll, jah. Oleneb raha summast. et koefitsiendid on võrdsed? No üsna ebameeldivad koefitsiendid, jah, kui peaks ise nagu panustama ka tegelikult, jah, et no kui Albertil piir kinni panna, normaalselt ikka. Loodame, et Rikberg kuulab. Siis ta tõmbab kätest välja. Jah, seda ka. Võrgupealset palli on keeruline tema vastu, jah. Ründajal on väga suur eelis ka see. Tegelikult Albert on, ma arvan, üle pikka aja, no ma ei taha öelda üle pikka aja, aga ütleme viimaste aegade parimas vormis ka selles mõttes, et need sektorid, mis sinna diagonaali ka löödi, et need olid juba päris impressivid, et aga teisest küljest on sul Valja, kes, noh, nagu me juba rääksime, oma värgitab nagu suht koht alati ära, et aga kuna mängitakse Võrus, siis ma arvan, äkki Albert paneb väikse monsteri seal. Rõõm on kuulda, kui öeldakse, et raske on vanustada, järelikult on õiged kohvid. No tundub jah, et sellised suhteliselt võrdsed mehed, et kui koefitsiendid on võrdsed, et siis viska kulli ja kirja. Aga nii, see rubriik on läbi. Rubriik piiri taga, selle siis personaalautor Martti Juhkami ei ole täna kohal. Päris ära me seda jäta. Martin, mis sa silma jäi, et mis välismaal toimus? Mis seal ikka? Äkki küsime kõigepealt Rene käest, kes kõige rohkem välismaa liigas jälgib, kas Champions League'is või midagi on midagi sellist, mida sa tahaksid välja tuua? Champions League'is? Või üldse välismaal? Poolas mängiti siin nädalavahetusel karikat. Ennem siis kohalike meistrivõistluste poolfinaale vist, kui me eksi. Seal võitis Jassembia finaalis Savertset. Kui mingil hetkel tundus, et Jassembia võib-olla, noh, ta küll on top sats loomulikult seal Poolas ja nii ja naa, et aga kuna sellel aastal järjekordselt on olukord selline, kus nii-öelda on mindud seda teed, et just kui ümberringi on punt kokku pandud väga, väga hirm kõva, siis nurgaründajaga ühega natuke kulli ja kirja visatud, et selleks aastaks just kui põhimees
peaks seal olema, on Prantsusmaa koondislane, kes mängis Robiga koos Berliinis, et see vend tegi päris kõva mängu, Tim Carlet, et oht oli, et võib-olla see on see koht, kus nagu vastane võib hammustada, aga seal teisel pool võrku, ütleme, panid lati alt võib-olla mehed, kes tihtipeale seda ei tee, et kas või näiteks Pienek keskelt lõi 11-3, et see on päris uskumatu number siis nii-öelda halvas mõttes tema poolt, et ja USA koondise nurgaründaja Aaron Russell, kes on läbi hooaja olnud see WRC liider, ei olnud ka võib-olla oma parimate päevade tasemel seal kuskil 30% kandis tiksus, et aga see ongi see üks mäng, üks finaal, et Poolas ma usun tegelikult ju neid võrdseid meeskondi, kes ühel päeval teist võivad võita, ongi palju ja lihtsalt seda enam on ilmselt kõva sõna, et Jašembia selle nii-öelda jällegi kätte sai, et poolakatel ju üldiselt ongi järjekordselt eurosarjades igal pool on ju üsna hästi, et türklastele küll kaotati siin üks karikas ja vastuse võlgu, kas kuskil oli veel mõni Poola sats seal Challenge ja CEF Cupil omavahel, seal ühes oli kindlasti, oli Resovia, mängis Siradiga finaalis, aga kes seal teises finaalis mängivad, ma jään sassi praegu CEF-i ja Challenge'i, aga Champions League loomulikult Poolas toimuv, seal on poolakatel jällegi omad ootused ja see on sama Jašembia ja Savertse peaks seal ju jälle kohal olema, Halkbank tundub siuke nii-öelda võib-olla punt, kes ei jäta eriti head muljet, jäid ju koduliigast Türgiski play-offist välja ja Perugia on Perugia selles mõttes, et Atlas Arena müüdi välja seal tunni aega, et 14 000 pealtvaatajat, et väga kõva show tuleb sellele. Challenge Cupil siis finaalis oli Lublin. Lubeale pandi muidugi loomulikult. Ja võitis. Sest oli mingi hetk lootus, et poolakad võtavad kõik 3 eurosarja ära. Üks läks ära, üks saadi kätte ja nüüd on siis üks välja järel. Ja Champions League'is on siis, läheb edasi siis mais poolfinaalid, Final Four siis tähendab 16, 17 ja 18 mai, et Rene, kes seal võidab? Perugia, Halkbank üks poolfinaal ja teine on siis Jašembia, ma ei tea, kuidas kirja pealt nüüd niimoodi hääldub, aga okei. Ja Savertse omavahel 2 Poola satsi, et poolakad igal juhul finaalis, et kellele seal paneme? No tänases seisus kindlasti Perugia ja Jašembia mängivad finaalis, sest just omavahel mängisid poolakad karika finaalis ja seal oli üsna kindel selline seljavõit Jašembia poolt, et aga elu on näidanud, et kõik võib väga kiiresti muutuda. Mingid aastad tagasi, mitte ammu, mängisid Saksa ja Jašembia omavahel Poola liiga finaalis, kus võitjaks tuli Jašembia, nädal aega hiljem mängiti juba Champion finaalis omavahel, kus võitjaks tuli Saksa, et see momentum võib kaduda nii kiirelt käest, et nädala 2 on hoopis teist nägu see võistkond, et pigem see, kes kuidas vastu peab seda hooaja lõpuni. Aga kui täna peaks pakkuma, Perugia võidab. Nii, midagi räägime eestlastest välismaal ka või? Jaa, Venno ja Täht siis kaotasid 2 mängu Kataris, 2-3 kaotati Al Vakrale ja 1-3 kaotati Al Rayyanile. Et siin esimeses mängus Täht tõi 17 punkti +6, Venno 22 punkti +10, teises mängus Täht 16 punkti -1 ja Venno 13 punkti +0 või 0 siis. Siis mis meil veel, Karli Allik võitis siis poolfinaal seerias 3-2 Pordedonet. Itaalia esiliiga siis. Ja seal on seeria siis 1-1 viigis, Allik 15 punkti +6. Ardo Kreegi hooaeg sai läbi Prantsusmaal. Viimases mängus kaotati Tuursile 2-3 ja seeria 0-3. Ja vist Mark Saru seeria on nüüd 2-0 eduseisust 2-2 läinud. Martti meile eile midagi sellist vist ütles või? Martti meile eile teatas, jah. 2-1 oli kindlasti, ma ei tea, võib-olla on ühe mängu veel mänginud siin vahepeal, jah. Et niimoodi, jah. No see oleks üllatus, kui Turkua nüüd sealt ära soperdaks selles mõttes. Või on siis mingid asjad juhtunud, nagu ma ütlen, momentum võib väga kiiresti kaduda, et Turkua iseenesest tegi väga kõva ja stabiilse korraliku
põhiturniiri hooaja ja eks neil olid kõik eeldused selleks loodud ka, et see võistkond ongi selline, kes ei imesta, et on seal tabeli lõpus ka. Ja 2-2 eile kaotati 1-3 Poitiersile. No nii, tõmbame sellele siis joone alla. Järgmine kord, kui Marti peaks tagasi olema, ilmselt põhjalikumalt noppeid tuleb piiri tagant, aga nüüd siis kasutame võimalust, et meil on 2 toredat külalist ja tegelikult ma tahan öelda, et ma olen hästi tänulik, et tulite kohale, et tõesti Andrus ju tuli Pärnust kohale ja Rene vist natuke lähemalt, et stuudiosse, et väga hea niimoodi rääkida. Ja küsiks siis teilt, et rubriik Rist tuli, me Martiniga siis võtaksime mehed ette ja paneksime ükseid kergemaid ja raskemaid küsimusi sedasi vabalt. No sina kui endine spordiajakirjanik, lase käia. Jaa, et mina küsiks mitte midagi väga originaalset, aga et Andrus, kui sa saaksid Reneelt valida ühe mängija omaduse või midagi, ükskõik midagi platsi peale, mis sa valiksid? On midagi sellist? Siia ma näitan sulle ette. Rene näitab oma biitsepsit. Seal ei ole midagi seda ulmelist. Serv, võib-olla, mis minu serv ei ole mingisugune eriline pomm siis nii-öelda. Serv äkki. Okay. Või teine asi plokk. Või siis kolmas asi rünnak või siis? Rünnak on okei, no ei, seda ma ei, siis mis minul, pigem plokk võib-olla isegi. Sõrmedega vastu võtan sul mäetad. See on ainuke, mis mul on, jah. Oota. Plokki valin. Rene, sina valiksid siis sõrmedega vastu. Okei. Aga kus juures selle serviga seoses tuli ju tegelikult Marti tahtis Reneelt küsida ju. Nii. On sul see kuskil ees äkki? Nii on, jaa, et kõik teavad ja ta ka ise mainis, tema suurim tugevus on sõrmedega planeeriv vastuvõtt. Ei, vale asi nüüd. Reneelt, mida ta tahtis küsida servi kohta. Et põhimõtteliselt, et Rene tegi oluliselt vähem servivigu kui varasematel hooaegadel. Mis on selle taga või on lihtsalt juhus? Juhuseid ei ole elus. Ma arvan, et see, et eks mingil määral hooaja alguses ma usun leidsin hea rütmi ja eks ju selles mõttes on tõenäoliselt ju kui vastane mängib meie vastu, siis kui tihti ta vastu võtab, et ta pigem, ma arvan, esimese ideena hoiab seda palli seal kuskil keskväljaku juures ja ei hakkagi sellega nii-öelda üle punnitama, ehk siis ma arvan, et mul lihtsalt ei olnudki mõtet kogu aeg silmad kinni täis tonni nii-öelda panna ja ma avastasin mingi aeg, et no, ma jään kiirused võlgu, et kui ma tahan ikka seda täit kiirust saada, siis loomulikult ma pean riskima, aga et võib-olla siis kohati siin liigas mulle piisas ka sellest, eriti kui oma plokkaitse toimis, et ka see 105 serv on nagu piisav, et sõrmedega. Joppas sul, et see minu pool olid. Aga ma arvan, et see jah, selles mõttes ma ju nägin, kuidas see selles mõttes toimis ja mingil määral ma teadlikult ei läinudki ka riskima nagu võib-olla varasemalt, et jah, võib-olla oleks võinud veel rohkem kuidagi varieerida ja nii ja naa teha ja võib-olla ka mingil hetkel oleks pidanud rohkem riskima, kus minna otsepunkte nii-öelda võistkonnale tooma, kui võib-olla meie plokkaitse liiga hästi ei sujunud, sest nagu näiteks hea näide oli minu arust Võru poolfinaalseeria viimati siin, kus justkui serviga said nad piisavalt kaugele, noh, kas või näiteks seal 5-6 meetri peale, aga lihtsalt lahendati nii Eesti nurgast ära, et noh, siis ei olnudki väga tolku sellest, et see serv seal kuskil või vastuvõtt kuskil kaugel oli, et võib-olla see oli näiteks see koht, kus oleks võinud nagu rohkem riskida, et aga ma üritasin seda võib-olla seda piiri ka tunnetada rohkem kui varasemalt, et kui ei olnud seda 100% feelingut, siis lihtsalt nii-öelda piltlikult öeldes jätsin mängu. No võib-olla jätkame siis Marti küsimusega suht samasse auku Andrus Raadikule, et jätkame siis samal sinu sõrmedega vastuvõtu teemal, et see ongi selline läbiv teema täna. Et sõrmedega vastuvõtt on sul väga hea, aga et kuna alt planeeriva vastuvõtt pole nii hea, aga sa suutsid seda hästi peita, siis küsimus on, et kelle planeeriv serv oli kõige problemaatilisem sinule? See hooaeg. Ma ei oskagi öelda, sest tal ei servit. Ei saanud, et üllatavalt endal üllatuslikult olin ma Selveri mängus see hooaeg esimest korda nagu kõik mängud tegelikult targetid, et
ütlen päris ausalt, et on arusaamatu, kuidas ei suudeta planeerijat servi sõrmedega vastu võtta see samm ette ja võtta see kurat ära, see on minu arust nii, ma tõesti ei saa sellest aru, et jah, ma olen palju trenni saanud teha, nii Soomes olin targetjusin paar hooaega järjest, et trennides olid meil head planneri vennad, aga no mina ei tea, toppis palliga trenni tehtud ja vastu seina, et kes kõige ebamugavam on, tõesti ei oska öelda. Polegi. Võibolla hetk, mis oli Kronimet liiga finaal Kusti, kes hakkas seal neid piirei otsima minu vastu mingi, ma olin alati selles mõttes terve hooaja valmis, et mingi üllatus kuskilt võib alati tulla, et see on ju normaalne, et mingi geimi lõppudes midagi, et vend pole 2 geimi vastu võtnud ja siis pannakse järsku. Aga muidu jah, niimoodi konkreetselt väga vähe sain tööd, et ei oskagi öelda niimoodi. Okei. No ma küsiks mõlemalt ühe väga, väga lihtsa konkreetse küsimuse, mis võib-olla tegelikult on päris raske, et kes on teie lemmiktreener? Oh jumal, see on nii selline mõiste ju, lemmiktreener. Mul oleks seal, ma olen siin intervjuudes nüüd rääginud omal need treenerid ju nii-öelda pannud, kes mis on andnud, et no ma pean ütlema ikkagi Andrei Ojamets. Aga ma ei ütlegi isegi ühtegi nime, sest et tõesti pigem ka hindad neid, kes on midagi positiivset ju andnud ja ma tahaks öelda, et mul väga palju negatiivseid kokkupuuteid pole olnudki, kuigi mõni ikkagi ka on, see tõenäoliselt on seotud ka, ma ei tea, enda iseloomu karakteriga, kus võib-olla, ma ei tea, ei näed asja teistmoodi ja ei karda seda nagu välja näidata. Teisest küljest ma arvan, ma olen alati ikkagi olnud nagu võistkonna eest väljas ja ma arvan, kuidagi personaalselt ma ei ole asja ajanud, et kui mul midagi nagu näen, et on valesti ka võistkonna seisukohalt, siis ma nagu ei pelga ka seda treenerile nii-öelda öelda, et loomulikult iga treeneril on oma nägemus ja teeb oma asju oma moodi, aga näiteks ei olnud ju saladus, et ei saanud mina liiga hästi läbi näiteks Enardiga, et meil oli juba alguses oli see konflikt väike sisse ju kirjutatud, kui sai loobutud ühest suvest ja siis ega see tuli tegelikult ju järgmine aastaga kohe ka kaasa, et piisas ühest emotsionaalsest hetkest trennis, kus ma tundsin, et kas me võiks äkki juua peale tunni ajast trenni tegemist ja siis sellele järgnes, et vabandust, stopp kutid, et härra Teppan tahab juua, lähme nüüd jooma. Et selline žest oli vaja teha, et siis oli selge, et see üritus on läbi ikkagi, et ma ei ole ka selline nii-öelda tagumiku lakkuja, aga ma ütlen ausalt, ma tõesti üritasin nii-öelda suhteid okeilt hoida, aga need läksid ikkagi nii nagu mina pidid tol hetkel. Aga treenerite juurde jäädes, kas teil kummagil on olnud siis sellist peatreenerit, kes inglise keelt üldse ei räägi või keelebarjäär on nii suur, et põhimõtteliselt sa ei saagi terve hooaja jooksul peatreeneri endaga suhelda? Itaalias oli mul. Ma ei ütleks, et see nii tohutu oli, aga talle meeldis väga, ütleme siis, filosofeerida. Kui oli, ütleme, mängunädal sai läbi ja esimene kogunemine, kõik me istusime seal ja vahest jutud läksid tunni aja pikkuseks. Need jutud Trentino ajal Lorenzetiga koos olles võib-olla jäid lünklikuks, sest tõesti talle meeldis, itaallased alati on sellised, neile meeldib jutustada ja eriti kui neil on aega valmistada, siis nad nagu üritavad ka psühholoogiliselt vist nii-öelda mängijaid aidata või kuidagi seda gruppi nii-öelda kuskile mingile teele suunata ja need olid võib-olla sellised hetked. Ja endal võib-olla oli Soomes esimene treener, aga seal oli asi lihtne tegelikult, ka Soome eesti keel on kohati suht lähedal ja üksteisele, et seal sai ikkagi aru ja oli Marti tõlke töö peal nii-öelda vahepeal, et ja Türgis muidugi, et seal polnudki vahet, mis seal räägiti. Lihtsalt paberi peal midagi vaatasid, mis suunad on, aga muu seal ei olnudki. Ja nii palju veel täpsustuseks teistele treeneritele, et keegi solvuks midagi, et kui poleks Andreid olnud, siis ei oleks teisi treenerit ka tõenäoliselt vaja olnud, et miks temal nii-öelda minu lemmiktreener on, kes on mulle kõik need jamad andeks andnud, et tõenäoliselt ükski teine inimene ei oleks andnud andeks neid, et sellepärast ka tema see
nii-öelda lemmik. Ma tahtsin siia juurde kohe küsida, et kas sa meie kuulajatele räägiksid nüüd ära ka selle moosipurgi loo, et kui sa lõpetasid, et siis sa said kingiks Andreilt mingi moosi kuskilt keldrist ja ma saan aru, et see on mingi põhjus. No, see on minu jutt jälle, mis kunagi oli, et jah, asutuses hotellis siis kukkusin oma pea puruks, aga järgmine päev ja ülejärgmine päev oli vaja midagi kohe kähku välja mõelda, et mis siis juhtus, et mina ei öelnud, käisin moosi järgi keldris, ütlesin, käisin lihtsalt keldris, eks, aga noh, seal pandi neid jutte juurde ja nii ta on kujunenud, et käisin moosi järgi keldris ja kukkusin pea puruks, et kiire vale, mis läbi ei läinud ilmselgelt, eks seal lõpuks olid peapõrutused ja verevalumid ajus ja koljulu mõrad, et seal seda oligi raske peita lõppude lõpuks, et läks nii, aga näed, jällegi mees läks kevadel trenni ja Andrei jälle ütles, et kuule, hea küll, tule järgmine aeg tagasi, et ei tea, mida ta minus näinud, aga midagi ta on näinud ja kuidagi on andnud mulle andeks neid kordsi, aga neid on ju olnud mustmiljon korda ka, et aga milline siis tõde oli, mida treenerile rääkida tol hetkel ei saanud? Seda, et ma olin purjus ja kukkusin oma pea puruks. Ja oleks peaaegu surma saanud, aga see on ju reaalsus. Ja mis vanusest me räägime? 18. 1. oktoober 2004. Aha. Nii, Martin, tahad sa midagi rääkida? Küll lähme nende treenerite jutuga korra edasi. Mul üks treeneritega seotud küsimus oli veel, et kui tihti võrkpallis või kas teil on üldse juhtunud seda, et spordidirektor või klubi juht on põhimõtteliselt teid palganud, aga kui lähete kohale, siis peatreener ei teagi, kes te põhimõtteliselt olete või millist stiili te esindate võrkpallis üldse? Minul ei ole olnud, ütlen kiirelt ära, et Renksil äkki rohkem kogemusi. Ei ole ka, ei ole. Ütleme see, et spordidirektor su valib, see on ikkagi pigem juba tõenäoliselt see läheb sinna kuskil Itaaliasse, Poolasse, noh seal tehakse selliseid asju, et sul on mingi vend, kes valib, et üldjuhul ikka ma arvan seal mingites nii-öelda ka madalamates liigades ikkagi suuresti ikkagi ma tahaks uskuda, et treenerid teevad neid valikuid ja ka isegi Poolas ja Itaalias, et miks Gretu näiteks ei ole sinna või tänna läinud, et ta ei olegi rahul selle olukorraga, kus spordidirektor peab talle satsi kokku ja kui tulemust ei tule, siis noh, kes vastutab, treener, kuigi sa pole ise ühtegi venda valinud, et noh, mina ei saa üldse aru ausalt, mille jaoks seda töökohta nagu, et kui ma olen treener, siis ju mina tahan mängijaid valida ja siis ma ka olen valmis vastutama, et vastasel juhul, kui ma sõlmin lepingu klubiga juulikuus ja kõik on kokku pandud ja komplekteeritud, siis nagu ma ei näe ka põhjust, mille eest ma üldse vastutada nii väga saan, välja arvatud tehnilised nüansid ja nii edasi. Võtaksin vahele ühe Marti Juhkami küsimuse siis Reneele, et kelle plokk on Teppani jaoks alati probleem olnud ja keda ta pigem rünnakul väldiks? No kindlasti see ei ole Andrus Raadiku plokk. On ikka juhtunud küll. On jah, eks igast päev on elus olnud. Aga ma arvan, et üks parimaid nurgablokkeerijaid, mis ei ole kellegi jaoks üllatust, on siin liigas Albert Hurt, ma arvan kindlasti. Hästi hoiab käsi ja siuke väike toel meil, ma arvan, mingil määral alati on, et ta mulle muidugi tihti peale keerab selle samuse blokist auti viskamisega, mis ei ole õige asina, sest et seda mujal ei saa teha, videotšekiga sa ei saa seda teha. Aga tal ma arvan küll, aga suures plaanis nagu sellel ma arvan ei ole väga vahet. Sest kui üldiselt ma arvan, ma olin piiriründaja läbi karjääri, siis sellel aastal paratamatult ka sidemängija muudab ka su mängija käekirja. Mingist hetkest alates, ma arvan, ma olin väga diagonaaliründaja mängija, et kui sa vaatad kas või lehvikut, mis on hooaja jooksul nagu olnud või muutunud ajas, siis mul ei ole vahet ju, kui Albert seal nii-öelda nurgablokis kalpsab, et siis ma pigem ju mängin ju juba tempode vastu rohkem, et noh, ja noh, tempodest meil siin kõige rajum mees endiselt on Aganits, et tema vastu on, ma arvan, kõigil selles mõttes raske jah, aga jah, nurgavendadest ma arvan Albert, et eks ta isegi ka koondises, ma arvan, ta on üks parimaid, kui mitte parim, et kõrgust on hoiab hästi. Annaks veel ühe ülesande, et mõlemale mehele, et kui te saate kokku panna selline toreda seltskonna nii-öelda
sõpradest ja headest mängijatest, et millised dream-tiimi te teeksite? Või see on siin lahendamiseks liiga raske küsimus või? No ei, tegelikult see ei ole, ma võin mingi pundi kokku panna selles mõttes küll, et... puusalt ikka. No Teago on selge, aine. Teago on selge, aine. Venno. Ise, mis Venno, no. Läheb meil Araabias ja vahes ja... Ei, Olko on tubli mees, aga ei, ma ise mängiks ka hea meelega. Libero, äkki võtame ja toome Mehikse tagasi, et pühapäeval peale mängu on ju ka hea ju sauna teha ja tal on suurepärane koht seal Tartus kodus olemas. Must tauk, kuhu lähed alla ja tõeline meeste tuba nii-öelda, saab sauna, saab kaarte mängida ja alati on tore seal käia olnud, et nurgaründaja, noh, eks kuna ta siin on, ma pean ta võtma, on ju. Ühe hooaja veel või? Noh, ei vaja pikemat selgitamist, ma arvan, Robbie oleks ilmselt teine mees ju kindlasti ka mõttetu ilmselt pikemalt selgitada tempodest, no just sai mainitud Aganits loomulikult ka väga hea ju pikalt sõber ja nii edasi, et aga siis tooks ühe mehe veel võib-olla tagasi, kellel on ka saun. Nõmmistu oli kunagi, ma arvan, et see tempopositsioon jäigi ta natuke lõpuni avastamata, et see ploki kvaliteedi sisu, mis seal oli, ma arvan, et ta oleks täitsa vabalt olla keskelt väga hea mängija, et jah, tal see õlg ei olnud maailma kõige kiirem asi, aga keskel võib-olla tänu sellele olekski veel lihtsamalt kui diagonaalis, et ja sidemängija kuna mula on ka ikkagi vaja, siis toome Ronald Järve ka ikkagi suurde mängu veel korra tagasi, et Napoleonist kunagi puudust ju ei ole selles mõttes, et alati tore, kui jutt käib ja mellu saab. Väga vahva koosseis, Andrus. Ega ma olen sama koosseisuga üsna rahul, et kui ma seal sees ise ka ei pole, ega tegelikult olgem ausad pooled peaks nagu nii võtnud. Samad olnud, ma arvan, et ei ole midagi lisada, väga hea tiim. Kunagi oli selline libero nagu Kristo Looring, et võtaks sellega teiseks. Kahe liberoga mängib. No nii, Andrusele tõsine küsimus ka vahelduseks, et kas Rene Teppani parim mäng on mängitud või on veel ees? Ma usun ja loodan, et ikka on ees. Noor poiss veel jaksab, aga minu võrkpallikarjääri algas ka ju alles 30-selt, et mis ta on, 31 alles poisike, et minna küll veel siin ja on, ma arvan ja usun, et Renks tahab ise endale tõestada ja siin teistele, et kuhu ta kuulub ja küll veel kuuleme. Ja mul on sellega seoses ka küsimus põhimõtteliselt, et mis te ise arvate, et siiamaani, et millist hooaega aastat peate enda parimaks, kus ise olite kas tippvormis või mängisite enda elu parimat võrkpalli? Minul, ma arvan, mul oleks patt mitte öelda seda esimene hooaeg Soomes, eks seal on teatud nüansid, miks see nii oli uus mängija ja kõik see, aga ma arvan, et see oli selline läbi karjääri üks parimaid nii-öelda hooaeg. Jah, meeskonnana küll väga ei võitud midagi, aga isiklikus plaanis läks hästi ja sai möllatud küll. Ma arvan, et mul võib-olla parim hoog sees mingil perioodil võis olla Poolast Belhatovis, et kui seal sai asjad jooksma, sidemängi oli ka ju tegelikult maailma top ja ümberringi ongi top vennad, siis sa mängidki ju ka ülejäänud top vastaste vastu ja kui sa ikkagi läheb hästi ja enesekindlus on põhjas, see on pull tunne, kui sa tunned, et mitte keegi maailmas sind ei suuda peatada nii-öelda, et see periood kahjuks oleks võinud olla pikem. Minu lõpetas seal ka 2 kuud varem mingisugune seljavigastus, kui ma ei eksi, aga see mingisugune periood seal see sõit oli ikka päris raju, et oli kindlasti, ma ei tea, kas ta oli kõige kõrgel tasemel, neid videosid ja asju võiks tagant järele vaadata, et mis siis nagu justkui teistmoodi oli, aga lihtsalt kui arvestada, kellega igapäevaselt seal madistatud sai, siis lihtsalt selle pärast juba. Aga kui sa nüüd nendes tippklubides mänginud oled, et mis need suurimad erinevused, mitte just mängu ja taseme poolest ma ei mõtle, vaid organisatoorse poole pealt, et oskad tuua mingeid vägevaid näiteid, et mida tehakse teistmoodi võrreldes siin Eesti klubide või?
Eks kõige suurem vahe ikkagi trenni, noh. Ma arvan, igal alal on ikkagi see sama teema, noh, et lihtsalt see intensiivsuse vahe on nii tohutu, et kui ma läksin Trentinosse, ma mäletan 2 kuud, esimest 2 kuud ma täiesti läbi, ma mõtlesin, ma annan otsad, noh. Öösel higistad, keha šokis, mitte midagi aru ei saa, aga kui sa selle perioodi üle elad ja asjadega kohaned, noh, siis sa saadki aru, miks ka suured koondised näiteks, noh, sest need koosnevadki suurte liigade mängijatest. Miks nad jaksavad mängida sul tervet mingit, ma ei tea, EM-i, MM-i, olümpiat, jutti niimoodi paugutada, et sellepärast jaksavadki, et igapäevaselt lihtsalt tehakse nii retsilt tööd ja noh, seal selles mõttes ei hoita väga tagasi, et iga päev on sõda, sest ka olelusvõitlus on nii kõva, eriti kui sa oled välismaalane kuskil välist tugevas liigas ja noh, see ongi see mahtude vahel tegelikult päris tohutu. Aga noh, loomulikult teisest küljest neil on ka selles mõttes tingimused loodud näiteks taastumiseks ja nii edasi, et füsiosid on palju võistkondades ja kui sa neid ise lihtsalt ära tahad ja oskad ja viitsid kasutada, siis see kombinatsioon nagu suures plaanis enam-vähem toimib ja ei tähenda seda, et pead katki minema, aga jah, see sama vahe. Nii, kas liigume edasi? Me oleme päris pikalt siin juba rääkinud. Või Martin, tahad midagi? Ma ei tea, äkki Rene räägib oma Liibüa seikluse ka ikkagi ära. Jah, räägi Rene. Jumal, seal ta ei ole väga midagi rääkida, kõik käis nii kähku, et ei no, mis seal ikka, just kui pakuti rahamägesid üsna lühikese perioodi eest 4 kuud ja selles mõttes tagantjärele ei süüdista kedagi, ei agenti, ei kedagi teist ka, et tuli minna, tuli näha, tuli proovida, siis koha peale jõudes loomulikult asjad ju muutusid, et ei olnud päris nii, et lähete medikal ära ja 50% kohe visatakse kilekotiga vastu pead sulle, et see oli esialgne nii-öelda jutt ja lubadus, noh, siis järsku avastad, et trenni seal ja teed 1 päev trenni ja teine päev trenni ja noh, siis sa saad aru juba ja tunnetad ka ju seda eluolu ja neid inimesi seal ümber, kuidas nagu mitte ühegi kehakarvaga sa ei saa mitte kedagi usaldada. Minu õnneks oli seal Kuuba koondise sidemängija pikaaegne Raidel Herezuelo, kes juba oli seda sama pulli teinud seal 2 nädalat ja see andis mulle nagu ka mõista, et ega siin asjad ei lähe nii nagu jutt on, et lõpuks olekki nagu tema, et 2 nädalat trenni, võib-olla 6 aega juba trenni, passi sul ju ei ole, see võeti kohe lenne omast käest ära, et minu õnn oli lihtsalt see, et ma reageerisin kiiresti, ma ütlesin, davai, nüüd on vastust vaja. Ja siis hakati seal midagi mähkima, et äkki ikka teeme siin trenni ja vaatame nii ja naa ja aga õnneks oli seal ka üks kohalik agent vahel, kes selle nii-öelda koha peal see eluolu osas nii-öelda aitas ja oli olemas, ma ei näinud küll meest kordagi, WhatsAppis me suhtlesime, õnneks ta ära ei kadunud, et aga tema siis oli see, kes surus ikkagi klubi täpselt samamoodi väga kiirelt otsustama ja kogu see seiklus ju mul tegelikult kestis seal mingisugune 4-5 tundi, tundi päeva, et see selles mõttes käis kähku, et endale tänu ainult selle eest, et ei jäänud mähkima midagi, et lihtsalt oli vaja otsust teha ja selle ma tegin ja selles mõttes kõik ju laabus, et nädala pärast ma juba mängisin Pärnu eest ja ei kahetse, ei nurise. Ja äkki Andrus Tuneesia ja Türgi reis ka kiirelt ära? Siin suures pildis on ju sama jutt, ega muud ei olegi, pass on klubi käes ja nemad otsustavad ja ega tegelikult ei olegi midagi. Türgis ju lihtsalt valetati palkade suhtes, et on probleemid pangas ja midagi, aga olid ka, aga konto oli külmutatud klubil lihtsalt. Et probleemid olid suuremad kui välja reklaamiti ja treenerid said ju 3 treeneri all, ma seal mängisin lõpuks ja korteris sain ka lõpuks, kui esimene treener Kinga sain treeneri korteri lõpuks, mis oli väga hea. Aga raha ei tulnud, pere oli kodus, milleks õnneks Fred, siis see rootslane diagonaal, kellega mängisime seal, otsustasime siis paberid kordajad ja minema tõmmatas. Nagu siin suht enamus on kuulnud juba, et kuidas see toimus, et öösel ja kohvrid ja hiilisid bussi peale ja läksid bussi peale ja sõitsid kõrval linna lennujaama ja sealt juba Istanbuli ja kui olid väravast läbi, siis alles saatsid sõnumi klubile, et näed, läksime. Muidugi nemad olid üllatunud, miks te meil otse näkku ei olnud, et kuule, et tahate minna, see on debiilid, et ei usaldanud ja te olite nii ajupesu juba teinud ja lihtsalt ei usaldanud mitte kuidagi,
ja soomlane ka jäi alguses sinna, tema veel lootis, aga noh, tuli temaga sealt nädal hiljem järgi, et ja siis nädal aega hiljem olin juba Tuneesias, kuni koroonani kõik väga super. Väga hea isegi tingimused, hotell, väga super söök, väga hea pesu pesti, triigiti. Et väga mõnus koht, aga jah, paraku see koroona rikkus ära, et siis seal lõi jälle välja need inimesed, millised need inimesed võivad olla, kui on vaja nii-öelda kedagi aidata või midagi. Õnneks meil oli seal see Josko, kus ta nüüd on, mis maalane ta oli nüüd? Treenerina. Mingi Montenegro või mingi siuke vent, jah. Ta oli treener, kes nagu lõpuks meil need piletid välja ajas seal, aga see algus oli ikkagi tegelikult ju metsik, et neid pileteid ja lend hakkas järjest vähemaks jääma, õnneks pere sai minema sealt viimase lennuga, mis tehti. Aga peale seda oli veel üks variant ja siis, kui ma helistasin oma sellele klubi omanikule, et näed, et nüüd oleks võimalus, tema ütles ei, kõrval riidekapp sai siukse paugu, et see jäeti käeluu terveks sai, et selles oli nagu tegelikult emotsionaalselt oli üli raske, et sa ikkagi olid seal 2,5 kuud kinni. Ma räägin võib-olla praegust, mis meelde tuleb, et seal, mis toimus kõike, need tingimused pärast klubi hotellis, ausalt ei tea, oli see koeraliha, kassiliha, rotiliha, mida ma sõin, külm see oli, vahepeal ei olnud sooja vett, prussakad, sääsed, mingid igasugused muud sitikad ja elukad olid normaalne nähtus, öösel põse peal voodi ja kannatan isegi kriitikat, kus magada. Ühele poole voodi alla julgesin vaadata, mis seal voodi all oli, seda nägin, siis teisel pool ei tahtnud enam äkki ja mingi kord käsi tuleb vastu seal. Oli parem mitte teada, et mis seal on. Aga eks seal lõpuks ju pere ja üks mees on seal, kes tegelikult ju väga tollal ajal olime me kõik kinni, kes Renks oli Itaalias või kus olid kinni või sa pääsesid kiiremini. Mina tulin Belgiast, jah. Või Belgiast, jah, et seal Robi oli Itaalias, Põlluäär oli äkki Itaalias, seal Kreek, me olime kõik kuskil nii-öelda karantiinis ja ei saanud minna ja eks me lõime sellise Messengeri grupi, kus sai videokõnesid teha ja mängisime pokkerit ja hoidsime nii-öelda natukene vähemalt seda meelt herkana ja mis selle salatega õlu kuulus sinna, õnneks seal oli Tuneesias ka ikka sai veel, Ramadan peale tuli, siis oli kellad muidugi, eks. Aga jah, pulli sai tehtud palju ja ega nagu ma varasemalt olen öelnud, lendas igasuguseid asju sinna telekasse ja vasta seina päris palju, et need emotsioonid lihtsalt käisid mingi hetk nii üle, aga lõpuks treener sebis meile välja piletid ja saime kodumaale, küll seal ka veel lennujaamas tekkis väike probleem, et kuna minu pilet sealt Frankfurdist või kus ma edasi nagu pidin lendama, tollal ei tohtinud, äkki oli üle 10 tunni olla lennujaamas, et see pidi 10 tunni sees järgmine lend juba toimuma. Läksin sinna leti juurde, andsin passi, et pileteid saada, siis seal see tüdruk ütles, et sa ei saa, et siis oli küll see tunne, et sa juba oled juba põhimõtteliselt lennuki peal, et tõesti pisarad ja asjad hakkasid jälle nagu automaatselt voolama, et juba oled siin, et piletid juba näpu vahel peaaegu ja öeldakse, et ei saa, aga siis õnneks tore tüdruk kohe seletas ära, et mis tegema pead, et näed, et 10 tunni sees peab järgmine lend minema Frankfurdist, siis kus mul see lendas Pariisi või oli see otse Helsingisse, ei mäleta. Läksin kõrvale, ei vaadanud hindasi, ostsin kohe pileti ära, et mis on seal 10 tunni sees ja õnneks sain ja läksin lennuki peal, hoidsime suu kinni, kuna seal öeldi, et ära inglise keelt seal lennuki peal igaks juhuks räägi, et see, kohalikud pigem last lendavad. Hoidsin suu kinni ja tõusis lennuki õhku ja siis oli päris mõnus tunne. Siuke seiklus, mis õpetab elu ja õpetab lihtsalt, et nagu abikaasa on mulle öelnud, et kui nüüd tuleb raske hetk, siis mõtle nende aegade peale, et ei ole tegelikult raske, et eks seal on midagi kaasa võtta ja natukene õpid inimesi tundma, et keda saab usaldada, keda mitte, et türklasi kindlasti ei usalda. Ja ma arvan, et kui me tahame nüüd võtta natuke kuulajate küsimusi ka, et siis me peame siin lõpetama. Meil on rubriik meediasoovitus, kas me, Martin, teeme kiirelt mingi soovituse? No nagu ikka, Maril Gregor teeb enne meie saadet siis Wallace'i artikli ja seekord oli Andrus Raadikust. Andrus Raadikust oli ja üldse soovitame... Ja Karl Rinaldo videointervjuga. Ja Rinaldo pikk ja põhjalik, eks ju, siis videousutlus Andrusega, et kõik lood Andrusest võib ju üle lugeda. Nii, aga siis võtame siis mõned kuulujate küsimused veel enne, kui me päris ära lõpetame. Ingver Viin siis
Ingvar Viin. Ingvar Viin. Väga lihtne küsimus, millest tegelikult eriti ei räägita. Võib-olla näiteks korvpallis on see kogu aeg debatt üleval, et kes on läbi aegade kõige kõvem kossumees, eks ju. Praegu kas ta on Jordan või LeBron on see põhiküsimus. Aga kes on võrkpallis? Kelle teie välja tooksite? Ei pea pikalt ja põhjalikult siin selgitama, kui te peaksite ütlema. Hetkel ütleks, kui peab kellegi valima, aga Leon on, kes on võimas pikk ja hästi esinenud, ma ei tea, võib-olla varasemalt ka keegi, aga ma... Varasemast on siis ilmselt on nagu see Karch Kirali, kes on ta ise tõi nüüd välja ka Chiba ja... Kirali, kes siis võitis 2 olümpiakulda saalis ja siis pärast seda ka rannas, eks ju, et see on nagu selline ikooniline saavutus. No see on selles mõttes, ta on keeruline, et läbi aegade parim vend tõenäoliselt on pidanud võitma ka omajagu tiitleid, on ju. Et selles võtmes täna, kui ma pigem ütleks, et Leon on ka, et ta on kindlasti sellisem kõige game changeri vend nii-öelda lihtsalt, sest ta on lihtsalt nii kuradi võimas, et ma ei tea, tõenäoliselt endiselt sama võimas, et see, mis ta oli noorena seal seniidis, siis ta oli lihtsalt võib-olla veel nii-öelda hangrim ja võib-olla täna ta mängib natuke teistmoodi, vahepeal anitab ja nii edasi, seal ta pani kant täiega tonni ja värki, et aga ma arvan, et see, mitte ma ei arva, vaid ütleme Poola koondisega ta väga palju tegelikult võitnud ei ole, Kuuba koondisega nad ei jõudnudki nagunii midagi eriti vist võita, sest ta tuli suht kiiresti. Olümpial sai ikka medali kätte, kui ma ei eksi. Ta oli veel 17. Kas see ei olnud olümpia või? Aga kui me olime parimad, siis see ikka võiks olümpia võitja olla. Et näiteks Chiba tegelikult on pullkuvand ennast loodud, kus koondise eest tegigi ägedaid asju. Klubi tasandil tegelikult ta ei teinud hästi tegelikkuses. Ei Venemaal, aga ma ei tea, kas äkki käis Itaalias ka või kuskil, et pigem tema teod ja et kõik ainult sinna suvesse, sest et ütleme, Chiba-sugune pigem lühike mängumees ei sobinud ilmselt liiga hästi Venemaa liigasse, kus olid lihtsalt võimsad kujud, et tänases mõistes ma arvan, Chiba sobiks äkki näiteks Poola, et tehniline ja kiire ja nii edasi selles mõttes, et see on tohutult selline raske küsimus. Loomulikult vend, keda ei saa ära unustada, ikka jälle ta tuleb Ervin, olümpiafinaal. Tegelikult isegi, head see meeldib. Ja tal on isegi ju tiitleid, ta on ju Hea point, Ervin isegi paneks mina, mitte Leoni. On tõesti olnud selline ka üks lemmikuid mängijaid. Ilmselgelt nagu Mati küsimus on sellel vennal enamus ajast elus, aga olümpiafinaalist on jälle kohal ja jälle võidab, raske nagu alla hinnata venda, Ja ilma temata ei näeks kuidagi, et see Prantsusmaa võiks seal olla ja võita, Et enam-vähem vist on vastatud, et need nimed, et sealt midagi peaks tulema. Vaatasin üle ka, et Leon siis 2010 Kuubaga sai MM-il hõbeda ja Poolaga siis saidid olümpial olid finaalis, jah? Ja ma võin juba kinni juba. Eks see Pariisis. No nii. Üks teine huvitav küsimus oli veel, tegelikult oli mitmeid küsimusi, aga Martin Lienberg. Martin Lienberg küsib loominguline küsimus. Kui teil oleks 1 miljon eurot, mida saaksite kasutada ainult Eesti võrkpalli hüvanguks, siis kuidas te seda kasutaksite? Challenge'i, normaalset challenge'i, mitte see, mis praegu on väga vabanne kõikide võrkpalliliidu töötajate ja inimeste ees, aga see on täielik see sammune, et väga raskes olukorda on pandud kohtunikud see hooaeg, eriti Pärnus, kus meil on see ekraan ja mängijad reaalselt näevad, et pall on tegelikult sees, aga tegelikult siis kohtunik ikkagi auto ja vastupidi on siis meie poolt vahet ei ole, mis olen öelnud ka kohtunikele, sorry, aga me ju näeme, mis seal toimub tegelikult, et see on ma saan aru, et kuskilt peabki alustama, aga kui mul miljon oleks, siis kindlasti korralik süsteem, challenge'i süsteem. Ja ma olen nõus. Ja saab see mees ka oma potentsiaali ära kasutada block-out löökide puhul, et jah, challenge kindlasti. Jah, selle challenge'i puhul tegelikult ma olen aru saanud, et seda näputatsi ka veel sinna kõigele lisada, see tegelikult ei olegi nii tohutu väljaminek tegelikult, et see on täiesti tehtav teema ja kuidagi neid saaks võib-olla isegi ka jagada kuidagi pidi ühes kohast teise. Aga jah, ma ei tea, kas see on tulemas või ta ei ole tulemas, aga see on tegelikult ka
jällegi see on tohutult, see on kõige tähtsam löök võrkpallis ja sisuliselt tegelikult seda väga ei saa siin kasutada, sest et nagu lihtsalt hoiak on selline ja võib-olla ongi raske näha ka, et aga jah, see on kindlasti asi, millega peaks tegelema. Poole milliga saaks hakkama, sest teise poole jagaks omahel ära ja rahumehe. Isegi kull liigat saaks selle rahast veel lisaks kõigile. Ei, sinna ikka ei pane. No nii, võtame 2 küsimust ja äkki jõuab veel võtta. Karel Saarna siis küsib niimoodi, et Tartu Pink on võimas, millise Balti liiga põhiturniiri koha ja ka lõppkoha oleks saanud Tartu Pink ehk need mehed, kes ei mänginud Balti liiga finaalis. No kuidas teile tundub? No ma arvan, et see on natuke selline kahemõtteline teema tegelikult, et mingil määral ma nagu tahaks jääda enda seisukoha juurde ja öelda, et mida ma varasemalt kunagi ammu juba enne karika vist finaali ütlesin, et jah, et Tartul on tõenäoliselt parim pink, aga kui palju on neil neid game changereid, et jah, ma saan aru, et nüüd siin viimasel perioodil on üks või teine mees nii-öelda pildile tulnud, aga nad ongi mängijad, kellel varem või hiljem see hea periood tulebki, aga hooaeg kestab selles mõttes 8 kuud, et ma arvan natukene võib rahulikumalt selles osas ka võtta, et päris nii lilleline see ikkagi selles mõttes ei ole, võib-olla natuke mingil määral pilt on ka selles mõttes petlik või et ma ei tea, kas või isegi füüska poolest, et kas kõik mehed ikkagi üldse peaks seda terve hooaega vastu, ma ei ole selles nii kindel, et eks neil neid tervisemuresid tegelikult ju ka sellise rotatsiooniga olnud ju omajagu, et aga jaa, mingisugust 1-2 mingit mängu selles mõttes kindlasti, miks nad ei võiks siin, ma ei tea, tagopilsi koputada või lätlased, olema ausad, tahad või ei taha, on nõrgemad Eesti klubidest selles mõttes ikkagi, jah, Selver võib-olla jauras nendega see aasta, ma ei tea, kuidas neil seal need vahekorrad jäid, aga suures plaanis mõnel Läti võistkonnal miks mitte. Ja loen ette ka siis ühe kirja, mis on oodanud oma järge. Maarjo Liivalt tuli kaks mõtet, võib-olla teise jätame veel ootama, et kui on hea asi, siis see võibki settida, et hea vein ka läheb ainult ajad paremaks. Et 1. aprillil on ta saatnud selle hooaeg on jõudmas lõpusirgele ning võistkonnad vaatavad otsa peatsele siis uuele hooajale. Minu hinnangul järgmisel aastal Kronimet liiga tase ühtlustub ja seda mitte põhjusel, et lätlased tugevamaks muutuvad, vaid meie kohalike klubide võistkonnad muutuvad õhukesemaks. Miks ma nii arvan? Pärnu tõusis esile tänu Rene Teppanile ning järgnevast hooajast nii Teppanit kui ka Raadikut tõenäoliselt me nimekirjas ei näe. Taltek Selver on kannatanud terve hooaja ja isegi koosseisu säilimise korral ei paraneks olukord. Bigbank Tartu ja Parrus Võru võistkonnad on ehk paremas seisus oma tugevate toetajate najal, aga siis võiks oodata mitmete mängijate liikumist välismaale. Sest Kronimet liiga paistab jäävad nende jaoks väikeseks ja karjääri mõttes võiksid nad kibeleda välismaale. Kas on õige oodata järgneval hooajal nii-öelda taastumise aastat kohalikele klubidele? Ma ei tea, mis see taastumine on, aga just, et õhemaks jäävad võistkonnad, et kas see loogika, kuidas teile tundub, mis järgmine aasta saab? Aga see on ajast tegelikult on nii, et on olnud paremaid aastaid. Ma arvan, meil selles mõttes on suures plaanis jopanud, eelmine aasta oli ka vahel, aga kui me olime tookord Selveris, oli täpselt samamoodi punt koju mängima tulnud ja tase oli väga ühtlane ja selles mõttes hea ja mis iganes põhjustel siis nii-öelda võib-olla mängumehed, kes on kas koondises või koondise piirimail, ma ei tea, on see siis mingi tervisemure, mida tahetakse siin kodus lahendada, et uuesti edasi minna, on see mingi vaimne väsimus, et teeks aasta kodus, et lihtsalt mingitel hetkedel need asjad kuidagi jooksevad nii kokku, et üks tuleb, teine tuleb või ei leita lihtsalt lepingut ja nii edasi, et siis eks ta käib üles alla selles mõttes küll jah, et järgmise aasta seisukohast ju kõige põletavam küsimus ilmselt on Selver, et kuidas nad jätkavad, et mis on ideed ja selles mõttes nii edasi, et kas see on teada, kes Andres Toobal teatas, et tema ei jätka treenerina, et kes teda asendada võiks või mis variandid on? Ei oska küll öelda, on seal ka teine treener, kes neil on Valdis, aga ei ole küll mingit infot absoluutselt, kes aga et selle mõttega nagu ei tahaks nõustuda, et olukord ei peaks paranema, et miks ei võiks paraneda, et see sellepärast, et sellega ma olen nõus, et
et nii mõnigi mees läheb ilmselt ära, keda on raske asendada. Ma mõtlen just seda Selveri asja, et kui üks hooaeg ei klapi, et isegi kui koosseis säilib, et nagu aga kas säilib selles, jah, selles tõenäoliselt, jah. Seal ka võib-olla mängijad tahavad ära minna ise ja ega ma arvan, et see mujalt ka neid ikka... Sest seal on ka mingit noorteprojekti juttu olnud läbivalt, et mis seal nagu lõpuks saab, see on ju väga oluline, sest et 25% kogu Eesti liigast on ju see nii-öelda üks võistkond juba, et see on väga suur osa. Kui seal noorte peale minnakse, siis meil jääb 3 võistkonda põhimõtteliselt. Et see ei oleks väga, väga meeldiv seis järgmist hooaega vaadates. Ja leedukatest vist räägitakse jälle päris suure lootusega. Vaata, kõige suurem tõus saaks ka olla tõenäoliselt sealt lõuna poolt, et palju kauem me eurame nendele, nagu lätlastega selles mõttes me eurame edasi kindlasti, aga kuidagi, ma ei tea, kuidagi pidi peaks neid natuke rohkem ikka kutsitama, et sorry, aga minu silmis nad ei anna väga meile mitte midagi siiamaani selles mõttes ja igate pidi me anname neile mingisuguseid asju andeks ja vahest neil oli isegi kaamerad saalis, mingid sellised tilu-lilu asjad, et jah, võib-olla seal, ma ei tea, Jäkapils teeb vähe tõsisemalt tore, et Taugapilsil on ka siuke karukoobas tekitatud, kus on lihtsalt tore mängida, aga suureks plaanis nagu nad ei anna nagu liiga palju minu arust nagu kvaliteeti sellele asjale siin juurde, et eks ka neil on ju ikkagi olukord selline, kus kohalikke mehi liiga palju ei ole ja need on kõik ju välismaal, kes vähegi saavad, et eks palgad ju tõenäoliselt Lätis on üsna kesised kõikides klubides, ma eeldan, aga lihtsalt kaua saab elada lihtsalt selle nähel, et natuke võtad jälle vähemaks ja vähemaks, sest tegelikult elu läheb alati ju siin meil kallimaks, et kuidagi jah, mingisugust ägedat asja võiks kuskilt sealt Läti poolt ka vahelduseks tulla. Nii, me oleme siin peaaegu 2 tundi rääkinud, stuudioaeg on juba umbes, ma ei tea, kas mõni kuulaja meil ka on alles jäänud või on ka juba magama jäänud. Aga me aimasime, et see täna nii läheb ju. Me aimasime, et siin on tumised mehed ja on teemasi jutte, et tõmbame joone alla, anname Martin Vehib sinna näpuga. Ja me peaks andma 100 eurot ühele nendest küsimustest nüüd ühele kuulajale, et võite valida Rene ja Andrus. Et mis küsimus... Kuulbeti kontole paneme 100 eurot. Tuletan meelde, et meil oli oli küsimus selle 1 miljoni kohta, mida sellega teeks. Sa poole tahtsid endale jätta vist. Siis oli see, kes on läbi aegade parim võrkpallur. Siis oli küsimus Tartu Pingi kohta, kuhu jõuaks. Ja siis viimane oli siis see mõtisklus järgmisest hooajast ja et kas toimub väike, ütleme, taseme selline langus või ütleme... Ühtlustumine. No, kus ta enam ühtlustu? Ta ütles, õhemaks muutuvad võistkonnad, jah. Et ilmselt siis rohkem noored, et nende vahel siis saab valida. Paneme selle vead, selle viimane näiteks. Või teine asi on see miljon, oli ka ikka raha vastu. No, tavaellu minek. Rene valib nende 2 vahel siis näiteks. Teeme nii, sina tegid finaalpaari ja Rene otsustab. No, kuna mees läheb pensionile, siis raha tal on vaja, nii et teeme miljoni küsimuse. Ja loodame, et saab pool endale. Jah, et Martin siis selle küsimuse küsis. Kirjuta mulle Martin kuskil. Miljon kuskil käes. Kohvid ukse taha. Ja võtame sinuga ühendust ja siis saad Kuulbetis mängida. Jah, rahajuttudega tore lõpetada, et loodame tulla veel kunagi eetrisse. Võib-olla siis rohkem juttu naistest, siis ilmselt on selged nii meeste kui naiste Eesti meistrid ja vaatame, kes siis on reviis ja stuudios meil. Täname kuulamast. Aitäh mehed, et tulite. Aitäh teile. Aitäh, tšau. Tšau. Võrkpallivõnked võtab võrratud vollelahingud pulkadeks lahti ja otsib vastuseid matšide järelvõngetena tekkinud põletavatele küsimustele.